siis nagu asutusena üleriigiline sihuke üldvarjumise korraldaja. Et täna ma saan aru, teil on enamusel on hästi konkreetne vast huvi pigem selle varjumiskoha ja varjumisplaani osas, aga kuna see võimalus mulle anti, siis ma kasutaks hea meelega ära seda, et ma räägiks teile siin läbi mõne slaidi veel ka natukene laiemalt, et kõigepealt selline üldine info ka, siis varjendid, varjumiskohad, varjumisplaan, aga see mõte on just see, et kui see varjumine tervikuna tundub selline, ütleme, üks asi, et kole teema, mille peale mõelda, teistpidi selline arusaamatu, et mida siis peab tegema, millal peab tegema ja selline kaootiline, et üks teeb ühte, teine teist, siis see üldine osa võib-olla annab paljudele inimestele just sellise taustateadmise ja võib-olla sellist nagu teatud loogikat või teatud mustreid või teatud mudeleid, et kuidas siis teha, mida teha. Et kokkuvõttes ma loodan, et see aitab teid hiljem ka nii varjendi, varjumiskoha, varjumisplaani kui ka nende käitumisjuhiste osas ütleme siis aru saada, et mida siis kas siis tohib või peab tegema või on õige või ei ole ja aitab ka selgitada. Ehk siis, et tõenäoliselt selle kuulajaskonna juures teie olete nagu üks osa, eks ju, et ega teil on veel omakorda mõnes mõttes kohustus seda valdkonda nagu laiemalt selgitada. Ja teine, et kui juba see teema on laual, eks ju, et siis see tänane, ütleme praegune see infovahetus ei ole kuidagi selline hirmutav ise temaatika, vaid ikkagi ma vähemalt püüan nagu aidata, et nii palju kui saab ja kokkuvõttes ega haridusasutused on üks osa Eestist ja ega sarnane, ütleme, mure või sihuke infovajadus tegelikult on nagu tohutu igal pool. Aga kõigepealt, et ma arvan, et olete minuga nõus, et meil elame oma rahulikku elu siin, eks ju, aga sellegipoolest meil on meid ümbritsevad ikka aeg-ajalt mingisugused sellised riskid, et me ei ole niisuguses riskivabas maailmas, eks ju, näitena kas või potentsiaalsed mingisugused tulekahjud, mis võivad tekkida päeval või öösel, et see on niisugune nagu üks paljudest riskidest, eks ju, ja jällegi pääste võib-olla eelkõige pidevalt räägib, et olete siis kodus või koolis, et pange suitsuandur ja kasutage ikka neid mittepõlevaid materjale ja peaksite seda tegema. Et näitena selline asi justkui on niisugune tavapärane, et me nagu väga ei erutu selle peale, et kes siis teeb midagi selle heaks, kes ei tee, aga laias laastus see on niisugune tavapärane asi, aga see risk nagu tegelikult on olemas, eks ju. Võtame siin kas või elanikkonnakaitse vaates või siis sellise eluolu vaatest, et praktiliselt iga aasta tuleb kuskilt maakonnast või linnast teateid, et mingid veed on reostunud, eks ju, ja nii edasi. Jällegi leevendusmeede, mis siis on, te peaksite teadma ise siis, et üks asi, et pange siis kodus keldris võib-olla mõned kanistrid varuvett, et siis kohe probleeme ei teki või vaadake, kus on alternatiivsed kohad ja nii edasi. Ehk siis, et kui me nende asjade puhul vaatame, et neid riske tegelikult on palju, eks, meie ümber ja nendest erinevad asutused räägivad, aga jällegi see sõjaline konflikt või siis see varjumise temaatika, kuna me ei ole sellest 30 aastat nagu rääkinud, see teema on maas, see meie siin Euroopas justkui tunnetus olnud, et see on nagu möödanik, eks ju, ja nüüd me jälle hakkame rääkima ja meil on nagu päriselt mingisugused droonid ja siis tundub, et oi-oi, mis meil toimub nüüd järsku. Et aga kui me vaatame nagu seda pilti, siis ei ole see Päästeamet või Siseministeerium, kes ütleb, et sõda tuleb või selle jaoks varjuge, vaid me võtame seda kui ühte potentsiaalset riski, mis võib, ütleme siis, kuidagi lauale tulla, aga ei pruugi. Ja jällegi, et see varjumine on ütleme selliste probleemide puhul üks nendest
leevendusmeetmetest selliste riskide puhul ja nii kaua, kui me ei saa seda riski nagu nulli viia või öelda, et kindlasti seda ei tule, siis sellisel juhul me ka räägime, et aga kui ta tuleb, siis mida tuleks teha, et see on see varjumise nagu teema kontekst ja jällegi, et kui te võib-olla ka edaspidi on need õpilased või keegi töötajad räägite, et siis see võib-olla aitab nagu inimestel aru saada, et kuhu konteksti see varjumine läheb, et see varjumine ei ole teema nagu iseenesest või üksik asi ja see on ikkagi, käib koos mingite suuremate või teiste ohtudega, miks üleüldse on vaja varjuda, eks. Et see on lihtsalt see tausta pool, mis aitab võib-olla teil endal ka selgitada seda, miks me nüüd räägime ja miks ta nagu üleüldse laua peal on. Aga kui me võtame korraks uuesti selle varjumise pulkadeks lahti, et nagu hästi lühidalt, ma veel lühemalt vist ei oska selgitada, et mis see varjumine on. Varjumine iseenesest kui tegevus, eks ju. Aga et kui võtta, et ta on pigem mingisuguse nagu ohu eest peitu pugemine, et see on niisugune hästi lühike tõlgendus sellest ja kui me hakkame siia nagu sisse vaatama, et mis tähendab siis, et näiteks seesama oht, et ohu eest, eks, mis asi see oht on siis, et mille eest me potentsiaalselt nagu siis varjuma peaksime, et siin me saame ka vaadata seda nagu mitme erineva nurga alt, et üks asi on see, et kui meil on rahuaeg, et siis see sõna varjumine iseenesest on hästi lai natuke mõiste, eks ju, et meil on ka vihmavari ja päiksevari ja kõik on kuidagi selle varjuga seotud, eks, aga jällegi, et aeg-ajalt ka isegi raadiost või telekast tuleb, et näed, et võib tulla rahet, et minge siis varju, eks, või on, ma ei tea, piirkonnas on metsapõlengud, et suits liigub, et minge siis siseruumidesse varju, eks. Ja jällegi niisugused nagu tugevamad asjad võib-olla, et jällegi me ei saa üle ega ümber ka sellistest kuritegelikest asjadest, on need rahutused või ka äkkrünnakud, eks ju, ja veel eriti nüüd viimasel ajal sellised need uitavad droonid, kes on siia ära eksinud, et mina paneksin need kõik täna sellise rahuaegse, ütleme, situatsiooni sisse, eks, aga need on ohud. Aga jällegi, et mis siis nagu teha, et kas me nende puhul räägime varjenditest, pigem meil Eestis nagu ei ole võib-olla mõistlik, ma ei tea, ilmastiku jaoks hakata varjendeid ehitama või midagi sellist, et need on ohud, aga nendega võib-olla tulebki siis vastavalt käituda, et see tõenäosus, et ta nagu väga ulatuslik, et see tõenäosus on madal ja sellisel juhul kus ma ütlen, võib-olla piisabki sellest, kui kasutada selliseid käepäraseid lihtsamaid lahendusi ja näiteks see uitdrooni teema, mis on kõige, ütleme, aktuaalne, siis jällegi siin need kõige universaalsemad, ütleme, soovitused ongi kasutada ära olemasolevaid hooneid, neid, mis juba on, isegi kui seal ei ole varjendit, isegi kui seal ei ole spetsiaalset varjumiskohta, siis need põhielemendid, et siseruumid akendest eemale, ütleme siis võimalikult maapinna lähedased asukohad, siis see ongi see kõige sihuke lihtsam soovitus nende asjade puhul, eks ju, ja üldjuhul see ka nagu töötab. Sest kokkuvõttes ka rahuajal need asjad, mis võivad juhtuda, need juhtuvad üldjuhul nagu ülikiiresti, üliäkki, et meil ei ole aega mitu päeva näiteks varjendit kuskil ette valmistada, vaid ongi vaja kohe mingi lahendus leida. Ja see ei pea olema nagu uitdroon, see võib olla ka tsiviillennuk, kellel, ma ei tea, piloot on minestanud ja on autopiloodi peal, eksleb siin õhuruumis ringi, see on täpselt samasugune oht, et ta võib kuskile hoonesse sisse lennata, eks, aga need on need rahuaegsed asjad. Nüüd, kui me vaatame seda poolt, et see karmim pool veel, ehk siis, et me räägime mingisugusest hübriidkonfliktist või isegi konkreetselt sõjast, seal on juba see osa, et seal konkreetselt kõik, mis läbi õhu tuleb, siis neid on palju, need on sihitud, need on konkreetselt juba eesmärgiga kellegile ja millelegi haiget tegema, eks ju, ja siis enam ei piisa lihtsalt see, et olen oma, ütleme, ma ei tea, koridoris istun edasi. Nende jaoks on meil juba vaja nagu tõsisemalt valmistuda ja me räägime siin varjenditest, varjumiskohtadest, aga jällegi hästi tihti pannakse
pannakse need asjad kõik nagu ühte hunnikusse, ühte kohta ja siis ongi seda segadust ka, et mida me teeme ja kuidas teeme siin. Ja jällegi üks väike nüanss, aga ma arvan, et hästi oluline on ka see, et kui me täna nagu rahuajal kõiki neid asju mõtleme, siis me oleme ikkagi oma rahuaja režiimis. Meil on ju see, et aga noh, näiteks kasvõi seesama uittroon tuleb, eks ju, sõnum tuleb, et aga ma pean ju tunnid pooleli jätma ja siis, aga mis mul siis, ma ei tea, tundidest saab, eks ju. Et see on see rahuaja mõtlemise režiim. Aga kui päriselt peaks asi nagu kuidagi riigis hapuks minema, me räägime siin niisuguse konflikti raames, siis te noh, tõenäoliselt ise ka saate aru, et kogu eluolu muutub ja oluliselt, siis sellised pisikesed asjad, mis rahuajal on olulised, need muutuvad hoopis teisejärguliseks, seal hakkavad hoopis mingid muud asjad rolli mängima, eluolu läheb 10 korda hullemaks, mingisugused noh, tund, see, kas ta jääb ära, see on nagu kõige pisem probleem üldse, siis tekivad küsimused, et kas ma jään ellu või ei jää, hoopis sellised asjad, eks ju. Et siis selles mõttelaadis, noh siis ütleme niimoodi, et see, kui te natukene paneksite ennast taolisse konteksti, siis see aitab nagu kaasa mõelda lihtsalt, et väga tihti noh, ollakse lihtsalt selles ühes režiimis ja siis on nagu keeruline kuidagi seda karmimat poolt nagu mõelda, aga üldiselt ta nii on. Nüüd see, et peitu pugemine, eks ju, et siis kuhu pugemine, siis noh, jällegi need variandid ongi, nagu ma enne mainisin, et lihtsalt olemasolevate hoonete siseruumid, noh, teatud nüanssidega, eks ju, siis juba varjumiskohad, varjendid, muud kohad, mis ei ole võib-olla isegi hoones sees, aga ikkagi nagu varju leidmise teema ja noh, lõpuks see hajutamine, see on ka selline üldine soovitus, et noh, see hajutamine selliste konfliktide puhul eriti on see, et üks asi, et noh, me räägime territoriaalselt, eks ju, et noh, ma ei tea, siis linn on suurem tõenäosusega, noh, mis pihta saab maapiirkonnas või suvilas või kuskil inimestel on lihtsam olla, kas sa oled ühes hoones, ühes kohas koos või sa oled mitmes hoones, noh ja nii edasi, et noh, kõik need asjad tegelikult on üks osa sealt. Ja see, et see peitub pugemine ehk siis, et tegevus ise, et see ka peaks siis olema õigeaegne ja õige tegevus, ehk siis, et kui me selle kombo nagu kokku paneme, siis tervikefekt koosnebki nendest osadest, ehk siis, et sisuliselt meil, kui me tahame sellist head efekti saada, siis meil ongi vaja teada üks asi, see teadlikkuse pool, siis on meil vaja neid ettevalmistatud keskkondasid ja ka reaalselt nagu käitumist, ehk siis, et meil on vähe kasu sellest, kui me oleme, noh, ütleme teadlikud ja käitume õigesti, aga meil ei ole minna kuskile, ehk siis, et meil ei ole neid keskkondasid ette valmistatud või sobilikke kohti, noh, siis on nagu kasutegur väiksem, eks ju. või vastupidi, et kui meil on nagu tohutud varjendid hoonetes või varjumiskohad, aga inimesed lihtsalt ei lähe sinna, siis täpselt samamoodi see efekt on väiksem, ehk siis, et sisuliselt see tähendab ikkagi tööd inimestega ja see tähendab tööd nagu sellise füüsilise keskkonnaga, et need mõnes mõttes neid asju peab nagu paralleelselt ajama. Noh, jällegi, et kas see on nagu ulme või see ei ole ulme, et need pildid on otse küll internetist võetud praktiliselt noh, ikkagi Ukrainast, eks ju, ja kui me mõtleme seda, et see tundub nagu selline multifilm või kaugelt kuskilt õudusfilm, siis see on päriselt reaalsus ja see on 1000 kilomeetri kaugusel ja see on nagu tänane päev, mis nende piltide pealt nagu vastu kajab. Et jällegi üks ühine asi, mis meil siin või noh, tegelikult siin on nagu mitmeid ühiseid asju. Üks asi on see, et kui me vaatame kogu seda hoonestust, inimesed on ikka üle maailma noh, samasugused, eks ju, aga kui me hoonestust vaatame, siis see hoonefond Ukrainas on suhteliselt sama või sarnane nagu on Eestis, see on nagu samasugune asi ja mis üks ühine asi on see, et kes seda põhjustab, siis see naaber on ka meil ühine. Ehk siis, et kui te mõtlete, et noh, see ei ole võimalik tänasel päeval, et nagu kooli lastakse või lasteaedasid nagu tulistatakse või midagi niisugust, siis noh, te tegelikult saate aru, et kui asi hapuks läheb, siis noh, kõik on nagu sihtmärgid. Ja jällegi, et
noh, see on nagu väga kurb pilt, aga jällegi ukrainlased elavad edasi seal, nende elu käib edasi, jah, nende töörežiim, elurežiim ongi muutunud oluliselt, aga elu käib edasi seal. Ja see tähendabki seda, et ka erinevad inimesed nii oma isiklikul tasandil kui ka igasuguse kooli tasandil selle peale tuleb mõelda. Aga jällegi, et noh, ma ei tea, lihtsate asjade puhul, nagu te siin näete ka, et kui väljaspool on mingisugused plahvatused, saab hoone kergemalt viga, lendavad aknade eest ära, on võib-olla klassiruumid sellist rusu täis, eks ju. Aga jah, kui ikkagi suure konflikti puhul, noh siis lihtsalt teise korruse või kolmanda korruse põrandale pikali viskamisest on natuke vähe kasu, et siis noh, siis tulebki teistmoodi käituda, eks ju. Aga see on nagu päriselt kurb pilt, mis sealt otse nagu vastu vaatab. Veel mõned üldised põhimõtted, et see, et meil täna on regulatsioon, ma näitan ka neid kohe slaidil, aga et on mingisugused tähtajad pandud, mis ajaks midagi tuleks ära teha, siis see on nagu see üks pool ja need on riiklikult teadlikult nagu paika pandud mingisugused tähtajad, sest vastasel juhul inimesed lihtsalt ei hakka tegutsema, et see on nagu teatud selline push imise meetod, eks ju, aga teistpidi, et ärge laske ennast nendest tähtaegadest nagu uinutada, sest tegelikult, kui me räägime nendest potentsiaalsetest ohtudest, eks ju, siis see mudel on meie naabri juures kahjuks olnud aastasadu ja see ei ole näha kuidagi, et see muutuks, ehk siis, et see tegelikult on nagu pikaajaline vaade. Ja see, et kui teil on vaja näiteks mingisuguseid, ma ei tea, kas või ma ei tea, koolihoone või mingisuguse hoone investeeringuid teha, 2 aastaga ei saa, raha ei ole, siis te peate aru saama seda, et aga ega seda sõda ei pruugi tullagi või mingit konflikti 5 aasta pärast, 10 ega 30 aasta pärast, aga me ju ei tea seda, eks ju, ja meie ei dikteeri ka otseselt seda. Aga jällegi, et tee siis 5 aasta pärast, tee 7 aasta pärast, aga lihtsalt need teemad on vaja nagu läbi rääkida, ja ära teha, et seal ei ole nagu väga, me ei saa lihtsalt oma riigiga ära purjetada kuskile, et need lihtsalt on jäävad. Siis see, et varjumine on iga inimese õigus ja kohustus, et see tegelikult kehtib ka kõigi kohta, olenemata positsioonist või ametikohast, et me räägime nii õpetajatest, õpilastest, töötajatest ja see mingil hetkel võibki olla nagu selline, et kui ikkagi niinimetatud tööandja või ma ei tea, siis koolipidaja ei suuda tagada mingisugust sellist vähegi turvalisemat kohta nende ohtude puhul, siis lihtsalt mingid õpetajad või õpilased või töötajad küsivad, et aga kui ma kooli tulen ja sihuke asi peaks juhtuma, et kuhu ma lähen? Ja kui teil ei ole vastuseid nende asjade jaoks, siis või ütlete, et aga mul ei ole aega või ma ei viitsinud tegeleda sellega või raha ei ole, eks ju, siis ta võibki mingi hetk öelda, et aga kahjuks ma ei tule kooli või ma ei tule tööle, et lihtsalt ma ei tunne ennast turvaliselt selle tõttu, et sa ei ole ka midagi teinud selle jaoks, sest tal on õigus nagu ohu korral varjuda. See, et tuleks varjuda lähimasse kohta, ehk siis vaatame oma riigikaarti, eks ju, vaatame seda, kui suur see on ja vaatame potentsiaalseid selliseid ohtusid. Me räägime täna ikkagi näiteks mingisugustest konflikti puhul igasugustest rakettidest, asjadest, mis tegelikult katavad selle meie Eesti territooriumi mõnede minutitega. Ja see ongi see asi, miks meil ei sobi väga hästi sellised mudelid, et meil on linna keskel üks hästi suur tugev varjend või on üksikud, aga hästi suured, sest meil lihtsalt ei pruugi olla aega sinna liikuda. Ehk siis, et maksimaalselt peaksime tegelikult vaatama seda, et me jõuame võimalikult kiiresti nendesse kohtadesse, aga et jõuda võimalikult kiiresti, siis need peaksid olema seal, kus on inimesed, ehk siis, et inimeste läheduses, ehk siis maksimaalselt paljudes hoonetes need kohad, kuhu siis varjuda. Varjumiskoha ja varjendite tagamine on ja ka korraldus üldiselt hoone siis omanike ülesanne, see omanik ütleme niimoodi, et on natuke laiem mõiste, eks ju, et me võib-olla tihti vaatame, et see on mingi juriidiliselt see keegi kuskil, eks ju, aga laias laastus ikkagi need, kes siis korraldavad või juhivad selle hoone toimimist ja töökorraldus seal, siis need peavad ka selle turvalisuse eest seal hea seisma. Ja jällegi, et
et see ei ole Päästeamet või Siseministeerium või keegi konkreetne isik või ma ei tea, valitsus, kelle jaoks me teeme. Et kui päriselt need droonid lendavad, siis need droonid ei küsi, et kelle hoone see seal parasjagu on, või kes see inimene on, et see oht on reaalselt üle Eesti ühesugune kõigile. Ja see tähendabki seda, et ka need pingutused, nii läbimõtlemised, selgitamised, ka rahalised pooled, et see on nagu riigi ühine pingutus nii kohalike omavalitsuste tasandil, ettevõtted, asutused, ministeeriumid, et noh, meil ei ole seda, et me teeme seda riigi jaoks ainult ja riigis on ühine rahakott ja siis, kui raha on palju, siis on kõik hästi, et noh, see tuleb nagu hästi laialt nagu enda jaoks ka selgeks teha. Ja veel see ka, et kui me räägime elanikkonna kaitsest, ehk siis me ei räägi praegust nagu sõjaväelisest kuidagi kaitsest, siis see ka, et kuna meil ei ole mingisuguseid õhutõrjeseadmeid või vahendeid, siis tegelikult ega me neid hooneid nagu reaalselt kaitsta väga ei saa, et hoone pihta ei saaks või hoone terveks jääks. Et kui ikkagi see hoone pihta saab, siis ta saab pihta, eks ju, aga mida me saame teha, on siis see, et me saame seal sees olevaid inimesi kaitsta, sest vastasel juhul on hoone katki ja on inimesed katki, aga teistpidi, kui me midagi teeme, siis on võib-olla ainult hoone katki ja inimesed terved, et noh, seal see vahe on. Nüüd, kui üldiselt me räägime, et noh, selline karm olukord, eks ju, et mingisugune sõjaline konflikti õhuoht ja et noh, mis see siis tähendab, et kuidas see nagu inimest reaalselt mõjutab või mis siis tegema peab, eks. Siis sisuliselt, kui me räägime nagu ikkagi sellest ütleme sellisest konfliktilaadsest tootest või sõjast ka, eks ju, et siis mis see tähendab, on ideeliselt ju selline, et üks osapool tahab teisele osapoolele teha mingisugust kahju mingi eesmärgiga, eks ju, aga tänasel päeval noh, ei käi enam mõõkadega see, et ma tulen küla vallutama ja siis ma ei tea, tulen midagi siin pikali lükkama, vaid üldjuhul on see, et tahetakse teha kahju niimoodi, et ise mitte kahju vastu saada, eks ju. Ja see, et ise mitte kahju vastu saada, siis tähendabki, et seda üldjuhul tehakse nagu mingi distantsilt, noh, olgu need küberrünnakud või mingi psühholoogiline asi, aga ka see füüsiline kahju tegemine, ehk siis, et ja see, et kuidas distantsilt seda teha, ongi see, et üldjuhul lastakse läbi õhu midagi, on need siis pommid, raketid, droonid, vahet ei ole, midagi, mis lendavad läbi õhu kuskile kellegi hoone pihta, kellegi õue, kellegi inimeste pihta, ta teeb kahju, ta lõhub neid asju, ta vigastab inimesi, tekitab moraalset kahju. Et see on nagu see meetod, kuidas siis neid asju aetakse, eks ju. Ja see, et kui midagi läbi õhu lendab, olgu selleks kandjaks, siis on see rakett või on see droon, eks ju, siis üldjuhul on seal lõhkeaine. Ja see lõhkeaine on see, et kui ta läbi õhu siis kuskile kohale tuleb, plahvatab, siis see plahvatus, mis asi see on laias laastus selline kineetiline energia, mis põhimõtteliselt siis lõhub enda ümber olevat, ma ei tea, mis iganes konstruktsioone, inimesi, noh ja nii edasi, eks. Ja sealt sellest plahvatusest noh, tekivadki need ülerõhud, eks ju, mis siis konstruktsioone näiteks katki teevad ja sealt tekivad killud ja noh, kuumus ja nii edasi. Et see on nagu see osa, mis päriselt siis nagu inimese õuele tuleb, noh, see plahvatus. Ja nüüd vastupidi, et aga kuidas me siis ennast kaitsta saame või mida me teha saame, on siis see, et põhimõtteliselt kõik asjad, mis selle kineetilise energia nagu kinni võtavad või peatavad, siis see ongi meie selline kaitse või noh, isegi see ka, et kui see kineetiline energia meist mööda läheb ja noh, hästi laias laastus noh, mida tugevam materjal või mida rohkem seda on, siis seda parem kaitse on, ehk siis, et kui sul ikkagi plahvatuse ja sinu vahepeal on tugev betoonsein või tugevast materjalist mingisugune sein, eks ju, siis see ongi see, mis võtab killud kinni ja see ongi see, mis võtab selle, ütleme, lööklaine, kõik need ohud kinni, eks. Aga see materjal võib olla erinev, et see ei ole ainult betoon, see võib olla ka looduslik kuskil vall või noh, siin on isegi pildid, kus ka osaline sein võtab sellise tugevama
või teatud ulatuses neid laineid kinni, kildusid kinni, aga jällegi, et mida rohkem 360 kraadi ümber inimese see kaitse on, siis seda suurem tõenäosus, et kas te jääte ellu või te jääte või saate vähem vigastada. Ehk siis, et siin peitubki selles, et sa võid küll ühtepidi uskuda, et see plahvatus sind ei taba või see üksik droon ei taba, eks ju. Aga jällegi, et kui sa teed midagi selleks, ehk siis näiteks lähed kuhugi, mis varjab, ütleme, et sa jääd sellest plahvatusest tõenäoliselt eemale, siis see ongi see, siin ka kuulikindel versus enesekindel see mõte, eks ju. Ja jällegi, et kui on need siis, ma ei tea, droonid või pommid või mis iganes asjad, kui ta juba plahvatab, siis ta ei küsi, et kas sa oled õpetaja, oled sa pastor, oled sa päästja, tavainimene, vahet ei ole, et need killud lendavad lihtsalt sellest lihast läbi, et seal on see, lihtsalt tavaline füüsika toimib seal. Et see on see teema siin, et miks tasuks siis neid ka keskkondasid läbi vaadata ja mõelda, kus siis paikneda ja kus olla versus see, et siis mitte teha. Jah, ilmselgelt, kui me õnne peale mängime, siis ega Ukrainas on ka selliseid inimesi, kes võib-olla ei ole kogu selle sõja jooksul droonigi näinud, eks ju, ja kõnnib rahulikult edasi ja ei tee midagi ja ongi õnneks läinud, aga väga paljudel ei lähe õnneks see, et ma panen siia ühe video ka mängima. Vaatan, kuhu ekraani peal see tuleb. Ahah, et tegemist on siis circa 6 aastat tagasi vist jah, kui seal Liibanonis Beirutis lendas see sadam õhku, et seal oli mitu tuhat tonni lõhkeainet ja siis kogu sadam sai kahjustada ja osa linna ka, et see on ühest salongist nagu seest tehtud video, aga jälgige lihtsalt neid inimesi ja jälgige seda aknaklaasi või raami, et see on niisugune ehe näide sellest, et lihtsalt ainuüksi see väljaspool hoonet mingisugune plahvatus, mis tekitab ülerõhu, siin isegi ei ole nende plahvatuse kildusid, plahvatusest tekkivaid kildusid, vaid ainult ülerõhk, aga lihtsalt see on niisugune hea näide, et mis siis juhtub nende klaasidega ja juhtub nende inimestega. Ja miks me oleme kogu aeg rääkinud seda, et kui te kuskile varju otsite, eks ju, et siis olge või minge lihtsalt pigem hoonetest, klaasidest eemale. Et see on niisugune üks hästi tüüpiline näide, neid videosid on küll ja küll, ma võin isegi korra veel panna, aga jällegi, et mis need klaasid teevad, isegi kui see inimene oleks läinud paar meetrit kõrvale seina taha, siis tal tõenäoliselt ei oleks ühtegi kriimu peal. Et lihtsalt hea küll, tolmu on palju, aga et see on lihtsalt selline visuaalne pool, mis kaasas käib, aga see lihtsalt on nii praegu. Nii. Ja siin veel kord, sihuke, ma ei taha lihtsalt näidata koledaid hooneid, vaid ma tahan selgitada selle põhjalt jälle üks Ukrainast võetud pilt, aga et miks ka seal, see on üks tüüpiline küll lahingu, ütleme, piirkonnast linnahoone, aga just nagu ehituse poole pealt, et kui näiteks mingisugused asjad hoonet tabavad, et siis mis siis juhtub, üldjuhul on see, et need tabamised on hoone ülevalt poolt, sest lihtsalt kui õhust midagi tuleb, siis need trajektoorid on sellised, et üldjuhul nad tabavad hoonet ülevalt poolt, eks ju. Ja kui need tabamused toimuvad, siis tihti võibki olla seal varingud. Ja jällegi, et kui sa oled siin 9. korrusel oma kodus või korteris, arvad, et sa oled turvaliselt, siis ilmselt see lootus on vähe väiksem, eks ju. Ja jällegi, et kui konstruktsioon saab tabamuse, siis see konstruktsioon ise tegelikult absorbeerib seda plahvatuse mõju ja siin ongi näha, et ülevalt poolt on kahjustused suuremad, allpool ei ole. Aga miks me oleme rääkinud, et need asukohad varjumiseks on sobilikud pigem just nagu äärmisel juhul esimesel korrusel, kõige parem maal, või tähendab maa-alusel korrusel on see, et ka maapind ise on see lisakaitse, mis absorbeerib seda. Ja teine on see, et kui te vaatate neid hooneid, siis need on paljuski mustad, ehk siis, et sisuliselt nendes hoonetes on põlengud. Ja jällegi, et kui nende plahvatuste tagajärjel lähevad liftid rivist välja, elektrit ei ole, trepikojad kukuvad kokku ja te olete siin, ma ei tea, 7. korrusel, siis lihtsalt üksesi, et ei pruugi küll saada
viga mingisuguse otsesele tabamusega, eks ju, aga põleng ise või suits ja tuli on see, mis pärast inimesi nagu ära nopib sealt. Noh, ja ongi teil valik, et kas te siis hüppate 7. korruse aknast välja või siis versus see, et te oleks kuskil all olnud juba, kus saabki aknast ilusti välja ronida. Et see on niisugune nagu noh, just nagu ehitustehnilisest vaatest selgitus, et miks on need soovitused just nagu maapinnal noh, võimalikult lähedal, et ka see evakuatsiooni pool ja pluss veel see lisakaitse on nagu see tegur siin selle juures. Kas on mingisuguseid küsimusi ka selles osas? Praegult on eetris täielik vaikus. Okei. Nii, siis et kus see tuleb siis meil see varjendite värk ja igasugused asjad, eks ju, et ühtepidi see algus on ikkagi kahjuks meil riikidevaheline asi, eks, kus see üldse tuleb, miks me peaksime tegelema sellega. Et kui me elaks võib-olla kuskil Hispaanias või kuskil ookeani saartel, siis ilmselt me ei peaks nende asjadega tegelema, aga kahjuks täna me räägime nendest, eks ju. See, et 30 aastat ei ole, noh, laias laastus 30 aastat ei ole tegeletud sellega, aga nii on, ehk siis, et me tagantjärgi võime ükskõik kui targad olla, aga see on nagu möödunud aeg, sinna enam midagi teha ei saa. Nüüd me saame vaadata nagu ainult ettepoole. Ja nüüd on ka poliitilisel tasandil ikkagi otsustatud, et kuna meid eestlasi on vähe, riigil on eesmärk oma inimesi hoida, kultuuri hoida ja säilitada oma vabadus, et jällegi keegi ei räägi seda, et hakkab sõda, vaid et kui midagi peaks juhtuma, siis ka neid ettevalmistusi tuleks teha. Ja on siis vastu võetud poliitiliselt tasandilt otsused, et me hakkame ka riigis sellega tugevamalt tegelema. Nüüd eelmisel sügisel siis võeti Riigikogu poolt vastu hädaolukorra seaduse muudatus ja selle seaduse muudatuse need põhipunktid jõustuvad 1. juulil 2026 ehk siis, et circa kuu aja pärast ja seal on hästi lühidalt öeldud sellised nagu 3 põhisammast, mis siis nagu puudutab väga paljusid meie ühiskonnas. Üks asi on siis see, et alates 1. juulist, kui minnakse uute suuremate hoonetega küsima siis ehitusluba, siis tuleb juba nendesse hoonetesse planeerida ka varjendid ja siin ei ole erisust toodud, et mis hooned need on või millises omanduses või omandis, eks ju. Põhimõtteliselt riik paneb ka iseendale neid kohustusi, aga ka erasektorile. Me räägime eluhoonetest, mitte eluhoonetest. Et see tähendab seda, et jah, meile hakkavad tulema hoonetesse varjendid. Nüüd, ja see ei ole tagasiulatuv, ehk siis, et need hooned, mis on juba ehitatud või ehitatamas, siis see nagu nendele see kohustus ei kehti, eks. Teine asi, mis on see, et siis hiljemalt 1. juuliks 2027, ehk siis, et järgmise aasta keskpaigaks peavad siis need niinimetatud mõiste ehk siis varjendi kohuslane, need hooned tegema siis varjumisplaani. Aga kuna see varjendi kohuslane, see mõiste tähendabki seda, et uutele hoonetele tuleb varjend, aga kuna need hooned on nagu lihtsalt pandud vastama kriteeriumitele, aga olemasolevad need vastavad, ütleme, kriteeriumitele vastavad hooned, siis ka tagasiulatuvalt ka need hooned peavad tegema siis varjumisplaani ja see on kohustuslik element. Aga ma räägin nendest pärast täpsemalt ka ja neid on Eestis, ütleme, ehitusregistri andmetel suurusjärk 16 000 hoonet ja kuna need on suuremad hooned, üldjuhul need on tiheasustusaladel ja nad hõlmavad väga paljusid, kas siis elanikke, õppijaid, kliente, patsiente ja nii edasi, et siis see tegelikult mingil määral mõjutab nagu päris suurt osa meil riigist, eks.
Ja nüüd see kolmas punkt, et kui need varjumisplaanid on nagu tehtud või hooned hinnatud, siis on justkui veel üks aasta, et siis tuleks nendes samades hoonetes vähemalt tagada varjumiskoht. Ehk siis, et varjendi ja varjumiskoha vahe, seda ka saame nagu täpsemalt vaadata. Üks on lihtsalt spetsiaalselt nagu ehitatud, eks ju, standardite järgi. Teine on nagu kohandatud lahendus, et need tuleks ka teha. Nüüd, kui üldjuhul ma siin nagu laskun sellesse teemasse, aga üldjuhul, kui me nagu räägime sellest varjumiskohast, siis ma olengi öelnud, et tuleb teha, eks. Aga jällegi, et kuna hädaolukorra seaduses on tegelikult sõna, et võimalusel, siis see võimalusel tähendabki seda, et need hooned tuleb ära hinnata niikuinii, ehk siis, et see varjumisplaan tuleb teha, hooned tuleb ära hinnata ja seal ongi need samad võimalused, et kuna riik ei anna selle niinimetatud sunniga või kohustusega ei anna kaasa siis ka eraldisi või rahakotti, eks ju, et see jääb nagu eelkõige hoone omanike kanda. Aga kuna teatud kohad saab nagu teha lihtsate lahendustega ära, aga mingites kohtades võib-olla tõesti on vaja reaalselt ikkagi investeeringuid teha, aga see ei ole päris selline nagu suitsuandur 15 eurot, eks ju, et tehke ära, ja kuna seda raha kaasa ei anta täna, siis ongi see sõna võimalusel, ehk siis see laias laastus tähendab seda, et see põhimõtteliselt jääb nende hoone omanike südametunnistusele, kas tehakse, mida tehakse, et näiteks Päästeametil me küll käime vaatamas, soovitamas, nõustamas nende varjumiskohtade temaatikat, aga meil laias laastus ei ole sellist väga tugevat alust nagu põhimõtteliselt ka kedagi trahvida, kui tal ei ole seda tehtud, kas siis tähtajaks või üldse, et kui me ikkagi näeme, et need põhjendused on olemas, et ei ole kohta, ma ei tea, siis hoone pannakse reaalselt, ma ei tea, sõja ajaks kinni, et polegi mõistlik teha või ka seesama rahaline pool on seal taga, eks ju, ja nii edasi, et siis need ongi põhjendused. Aga jällegi ma tulen siia tagasi, et ma üldjuhul nagu ei peatu väga palju sellel, sest kui ma kohe ütlen, ei midagi tegema ei pea, et siis keegi ei viitsigi teha, aga see mure ei kao ära kuskile. Ehk siis, et lõppkokkuvõttes jällegi lõpuks tulevad lapsed või lapsevanemad küsivad koolijuhi käest, et kus see koht on, eks ju. Et aga te ütlete, et seaduses on mul võimalus mitte teha, aga see teema nagu ei kao ära, eks. Ehk siis, et see ongi see, et tegelikult see teine sõna on siin, et tuleks ikkagi teha. Nüüd üks asi on see seadus, eks seadus on laias laastus mõned laused seal hästi lühidalt, tähtajad ja kohustused, aga see sisu osa, et mida täpsemalt, milline see varjend on või ma ei tea, siis kas või märgistus seal, siis need on nüüd ahjust otse välja tulnud värskelt siin eelmise nädala alguses pandi üles Riigi Teatajasse, siis see määrus, mis siis täpsustab neid kolme asja ja on täpsemalt siis, eriti veel on see varjendi osa seal lahti kirjutatud, et milline see siis on ja millised on need nõuded seal. Ja siis juurde tegelikult tulevad veel eraldi sellised juhendmaterjalid ja need juhendmaterjalid tulevad siin küll nii Sisekaitseakadeemia poolt kui Päästeameti poolt, ehk siis, et mis annavad võib-olla niisugused veel omakorda spetsiifilisemaid soovitusi, nõuandeid, aga jah, see hädaolukorra seadus ja määrus siis on nagu see juriidiline alus edasi tegutsemiseks. Ja see skeem ka siin, et mis siis lähiaastatel toimuma hakkab, et päris suur selline tegevus hakkab tegelikult selles valdkonnas nagu pihta. Nii, varjendid, et kuna varjendid mul on üks küsimus ka tulnud, ma küll kribasin siia ise juba vastuse ka, et küsimus on tulnud, et kas varjendi kohustusega hoone on ainult hoone, millel on reaalselt varjend olemas. Et varjendiga hoone on hoone, mida hakatakse ehitama. Ehitusluba on taotlemisel. Varjendi kohuslane või kohustusega hoone tegelikult on
hoone, millel on teatud kriteeriumid, ehk siis, et näiteks ma näitan pärast neid tabeleid ka, aga laias laastus näiteks üks nendest kriteeriumitest ongi see suurus, hoone suurus. Et kui ta on teatud piirist üle, siis see juba on nagu alus, eks ju, ja kui seal tabelis on jah, see hoone kasutusotstarve peab tegema, siis see on näiteks teine kriteerium ja kui te need kriteeriumid omavahel kokku panete, siis saategi selle, et kas siis tuleb teha või ei tule. Ja kolmas ongi see, et kui ta on uus hoone, siis tuleb varjend ja kui ta on olemasolev, siis tuleks teha varjumiskoht sinna. Et laias laastus need on niisugune, kas ta vastab nendele kriteeriumitele, siis olemasoleva puhul on üks ja uue hoone puhul teine. Aga ma jõuan ka sinna tegelikult veel. Nii, varjendid ei olnud küll fookus, aga lühidalt näitan ära, et oleks parem pilt, mis siis ka potentsiaalselt tulevikus võib meid ees oodata. Et üldises mõistes, kuna me oleme siin Põhjamaadega samas geograafilises ja geopoliitilises olukorras ja soomlastel on siis palju kogemust nende varjendite ehitamisel, praktiliselt 4,8 miljonit kohta, üle 50 000, ütleme siis ühik on neid seal riigis olemas, circa 80 aastat kogemust, et siis üks asi ka selles ajaraamis meil polnud nagu tegelikult väga palju variante, et me hakkaks nagu ise enda asju välja ehitama, vaid me selle mudeli ja korralduse üldiselt võtsime aluseks, aga need ei ole võib-olla 100% samad, aga väga suures osas. Mille eest see varjend siis kaitseb, ehk siis, et ta on nagu ehituskäigus tehtud, ta on korralik standardi järgi kaitsebki sisuliselt näiteks hoone enda varingu eest, siis läheduses oleva plahvatuse eest või kui hoone on pihta saanud ülerõhk lenduvad killud, eks ju, või väiksemad otsetabamused, et ka varjendid ei ole lõputult 100% sellest, et mingi suurema raketiga otsetabamus, siis varjend ka nagu ei ole 100%-line kaitse, aga tal on see tõenäosus ikkagi nagu päris suur, et ta kaitseb inimesi, eks ju. Pluss veel saastunud välisõhk, kiirgus ja see saastunud välisõhk, kiirgus, sellised asjad võivad tulla ka rahuajal, ehk siis, et ma ei tea, kuskil riigis tuumajaamade mingid õnnetused, ja nii edasi, eks ju, et nende eest siis kaitsta. Et kuna siin soomlastel on neid kaitseklasse nagu erinevalt ka väga detailselt lahti kirjutatud, aga Eestis on sisuliselt võetud ja lahti kirjutatud praktiliselt 2 kaitseklassi, need madalamad kaitseklassid. Soomlastel on siis, ütleme nimetusega S1, S2, meil on vastavalt siis V1 ehk siis varjend ühele paarile, siis rõhule vastupidav ja siis varjend 2 paarile, ja nii edasi, et neid võib ka olla V3, V5, eks ju, aga sisuliselt 2 kaitseklassi ja mis need siis tähendavad, on see, et see väiksem kaitseklass on siis see, et see on lihtsalt väiksem selle tõttu, et seal on ka vähem inimesi ja see risk on nagu selle võrra väiksem, ehk siis varjend ise saab olla minimaalselt 15 ruutmeetrit varjumispinda ja siis ülemine ots on seal kuskil 135-150 ruutu, ehk siis, et maksimaalselt 180 inimesele. Et kui inimesi on rohkem, siis on variant, kas teha suurem järgmise klassi varjend või teha mitu tükki neid väikseid. Aga lihtsalt, et see inimeste arv, see ongi üks nende riskiteguritest, et just seda hajutada, siis on ta selliselt ka üles ehitatud. Tavapäraselt näiteks kortermajade vaates on see, et kuna varjend on ikkagi just konkreetselt selle vahetu ohu jaoks, et inimesed lähevad sinna, viibivad ära ja lähevad jälle omi asju edasi ajama, eks ju, siis see ei olegi niisugune mugavuskoht, vaid eelkõige sa lihtsalt mahud sinna istuma, seisma, midagi sellist ja ongi planeeritud siis 0,75 ruutu per inimene on see nagu viibimise ala seal, pluss muud alad, mis on nagu vajalikud. Aga jah, koolides või lasteaedades siis tulebki vaadata eraldi, et kui tahetakse teha ka varjendisse mingisugused nagu õppeklassid või mingisugused muud funktsionaalsused, et siis need alad võivad olla natuke teistsugused. Üldjuhul seinad, laed vähemalt 30 centimeetrit raudbetooni, tugevad siis uksed või läbiviigud, aknad või aknakatted, eks ju, ja siis eraldi filtreeritav ventilatsioonisüsteem, varuväljapääs ja vahendid siis kuni 3 ööpäevaks. Et see on niisugune nagu hästi lühidalt kokkuvõetus selline varjendi nagu vaade või pakett. Nüüd see suurem varjend on lihtsalt see, et
kuna seal on paksemad seinad, noh, vähemalt 40 sentimeetrit, eks ju, siis sinna saab ka panna rohkem inimesi, ehk siis, et kuni 1000 inimest ühte varjendisse. Ja noh, kui on nagu veel paksemad seinad laed, noh, siis saab ka suuremaid asju teha, aga jah, Eesti on nagu 2 kaitseklassi lahti kirjutanud. Asukohast jällegi, kas siis on soovitavalt nagu maa-alused ehk siis allpool maapinda või siis ka äärmisel juhul esimesel korrusel ja siis noh, rahuajal nad on ristkasutatavad ja noh, valmidus on siis olla seal kuni 3 ööpäeva, et selle jaoks ta on nagu disainitud. Ja siin pildi peal on ka veel noh, soomlastel järgmised lahendused veel noh, tugevamad, mis on juba maa alla sügavale graniidi sisse ehitatud ja seal, kui see graniidi paksus on ikkagi mitukümmend meetrit, noh siis selle võrra on see kaitse ka tugevam. Aga noh, Eestis noh, keeruline see, et seda pinnast ei ole väga võtta, aga noh, neid selles mõttes võib ehitada, aga lihtsalt noh, üks asi, nad on kallimad ka, aga jällegi, et noh, me ei ole nagu seda fookust, et üldjuhul Eestisse ilmselt hakkavad siis need väiksemad tulema. Pilte ka, siin on vasakul pool on Soome sellised need suured kaljuvarjendid ja noh, need on tõesti niisugused maa-alused autode garaažid, mitmekorruselised, suured spordiväljakud, seal on spaad, ujulad, spordisaalid, no mis iganes, just see ristkasutus on see, et nad ei seisa tühjalt, vaid seal toimub igapäevane elu, linna mingisugused tegevused ja nii edasi, et see on nagu ainukene mõistlik lahendus nendele, et meil ei ole mõtet neid tühjasid asju teha, eks ju. Noh, ja need väiksemaid varjendid siis, mis iganes teemad siin on, aga näitan ka veel. Ja noh, siin all pildi peal on ka selliseid varjendeid, reaalselt varjendi tingimustele lahendusi, kus sisuliselt ka täna on neid võimalik tellida, kiirlahendused, valatakse betooni täis, võib-olla nädalaga pannakse püsti ja võid igale, noh, ma ei tea, kas või hoovi endale paigutada, eks ju, erinevate suurustega ja sa saad ka varjendi teha, et noh, need on küll maapealsed, noh, siia saab ka mulda peale panna, aga kiirlahendused. Ja sisuliselt Eestis juba valmivad, juba ehitatakse neid varjendeid, siin on paar pilti, käisin talvel tegemas või vaatamas, kus Sisekaitseakadeemias tõsteti parasjagu esimesele varjendile kaitseust ette. Et noh, sinna tuleb neid mitmeid varjendeid, aga tegelikult see töö juba nagu käib. Leho, chatis Ja. on küsimusi, aga su hea kolleeg Erki Rajalo on liitunud, ta juba hoiab siin vestlust üleval. Aga koolist on küsitud ka, et kas raudbetoonile on ka alternatiivi pakkuda? Noh, üldiselt neid tehakse raudbetoonist, sest see on selline üks asi kättesaadav materjal, kui need tehakse maa alla, noh, kogu see niiskuse värk, just selle tugevuse, vastupidavuse värk. Aga Eesti nõuded tegelikult on jätnud ukse lahti, ehk siis, et see ei pea olema ainult raudbetoon, et seal võivad olla ka alternatiivmaterjalid ja siin on ka reaalselt tehtud juba uurimis või tähendab need siis rahastatud nagu uurimisprojektid Eestis, et millised oleks need alternatiivsed materjalid ja siin erinevad TalTech ja Sisekaitseakadeemia juba on juba ka sellele nagu pakkumuse teinud, et seda nagu uurida. Aga jah, et me tegelikult oleme jätnud lahti, aga lõppkokkuvõttes on see, et olenemata sellest, mis materjalist sa teed, ta peab ikkagi selle kaitse nagu tagama ja need funktsioonid nagu tagama. Noh, saamlast võid ka teha, aga saamalt läheb võib-olla 200 meetrit, noh, siis peab olema selle võrra paksem, eks ju, et aga no see selleks. Nii, aga jah, jällegi, et kui neid varjendeid nagu planeerida, noh, üleüldse, noh, siis seal planeeringu käigus juba on tõesti see, ütleme, võimalusi tunduvalt rohkem, et siis on alles asjad paberi peal, soovides kinni ja rahas kinni. Et siis noh, ongi võimalus neid aretada, kas nad tulevad siis hoonesse sisse, on nad hoone osana või nad on kuskil eraldi hoonena, on nad klassiruumid, on nad mingid muud ruumid, on nad ilusalt disainitud, on nad robustsed, on nad kõrged, madalad või hoonevälised, noh, siin on all paremas nurgas üks meediast võetud pilt, kus üks Leedu kool endal hoovi peale teeb sellise niinimetatud õppeklasside tüüpi lahenduse, aga jah, et selle planeerimise käigus on juba neid tunduvalt lihtsam nagu noh, ütleme neid asju planeerida, et noh, olemasolevates hoonetes on selle võrra nagu keerulisem, et seal on juba teatud funktsioonid kasutusel.
see, mis ma enne ütlesin ka, et need kriteeriumid, siin on üks tabel, et ma selgitan ka, see on nüüd selle vastu võetud Vabariigi Valitsuse määruse lisatabel, mille alusel siis hakataksegi hoonetele või noh, ütleme, vaatama neid hooneid, et kui sa uut hoonet ehitad, et siis kas seal on varjendi kohustus või ei ole või kui suured nad peaksid minimaalselt tulema. Noh, näitena, et see üks kriteeriumitest on, et üleüldse hoone alumine suletud neto piir on siis 1200 ruutu, tööstushoonetel on see 1500, enamusel on 1200 ja siis ongi, et kui siin on kirjas jah, ehk siis, et selle kasutusotstarbega hoonel, kui sa oled üle 1200 ja siin on jah, sa pead tegema, siis justkui pead tegema selle. Nüüd järgmises lahtris on see, et kas see peab olema ka avalik varjend või mitte. Ehk siis, et see võib olla alati avalik, aga peab olema seal, kus on sõna jah, eks ju. Ja nüüd on see, et kui see varjendi kohuslus nagu hoonele tuleb, siis saab juba vaadata, et kas see varjendi suurus on, seda arvutatakse vastavalt siis hoone suurusele, ehk siis, et on seotud selle suletud netopinnaga, näiteks siin on vastavalt, et kas seal on 2% suletud netopinnast või on 1%, ehk siis näiteks kui on ma ei tea, kortermaja 1200 ruutu, 2% peaks olema varjend, ehk siis, et see varjendi ütleme, tegelik varjumispind on minimaalselt 24 ruutmeetrit, eks ju. Noh, selle järgi või siis see käib inimeste arvu järgi ja siin ongi näide, kus näiteks haridus- ja teadushooned, nendel ei käi mitte ruutmeetrite järgi see arvutus, vaid kui ta on üle 1200 ruudu juba, siis vaadatakse seda, et kui palju on seal hoones neid kasutajaid ja vähemalt 80% kasutajatest tuleb need varjendid disainida. Ja siin, miks see nagu erisus on, et siin ongi seesama teema, et ühtepidi jah, need haridusasutuste varjendid potentsiaalselt võivad tulla suuremad kui võib-olla seal eluhoonetel, aga teistpidi on jälle ka see, et kui mingisugused sellised konfliktid on, siis me ju ei tea, kas need on lühiajalised, pikaajalised, kuidas need kujunevad, aga jällegi, et nagu see Ukraina elu näitab, et kui ikkagi see on rohkem kui juba paar nädalat kestab, see paar nädalat elatakse niisama ka üle, kõik lähevad kodutööle, on kuskil oma urgudes, eks ju. Aga nii kui see asi pikemalt kestab, siis reaalselt meil on ikkagi vaja ka ühiskond nagu kuidagi üleval hoida ja jällegi, et kui me justkui nagu kõik koolid, lasteaiad, kõik saadame koju ära, siis see tegelikult tähendab seda, et ka nende laste vanemad paljudki peavad olema nende lastega koos, eriti veel väikeste lastega, kes ise ka kodus ei saa võib-olla üksi varjendisse mindud ja kui need vanemad on seal hõivatud, siis aga need vanemad võivad olla muidu kiirabitöötajad, päästetöötajad, mingisugused muud tegelased, ehk siis, et me tegelikult tõmbame nagu ühiskonnast olulise osa sellega ära ka. Ja jällegi, et kui meil tõesti on sellised mustad stsenaariumid, et ka meil on vaja siseriiklikult inimesi kuidagi evakueerida mingitelt aladelt, siis jällegi need haridusasutused on tõenäosusega need kohad ka, kus siis ka võib-olla siseriiklikult paigutatakse inimesi ringi ja nendel ka on vaja varjuda ja nii edasi, et selles mõttes teatud grupid, kus siis inimesed ei saa ära minna või on nagu äärmiselt tähtsad, siis nendel käib see varjendi suuruse vaade nagu natukene teise koha, ütleme teistmoodi. Aga see on, ütleme nii, et selle tabeli alusel saab siis igaüks ise vaadata, et kas siis on kohustus või ei ole ja mis seal teha tuleb. Ja äärmiselt oluline on tõesti siis see, et kui uusi varjendeid tehakse, et siis need oleks rahuajal mingisuguse kasutuse ka, et me tõesti ei taha investeerida Eestisse mingeid tohutuid summasid lihtsalt nagu tühjadesse ruumidesse, mis ootavad varjumist, aga need on mõistlik kuidagi ära kasutada ja see võib olla kõige suurem väljakutse üleüldse ongi see, et mida siis mida mõistlikult nagu siis peale hakata nende ruumide või kohtadega. Et on need siis mingisugused spordiga seotud kohad, on seal ka mingid garderoobid, isegi koridorialad, eks ju, mingid pesuruumid, laod, hoidlad, ma ei tea, kas või töötajate autogaraažid või mis iganes asju. Et siin on ka pilte küll netist ja igast juhendmaterjalidest, eelkõige nagu Soomest ja siin on ka näha, et näiteks osadel maapealsetel varjenditel on täitsa aknad olemas, ka päikesevalgus tuleb sisse, aga nendel on paksud metallluugid, saab hästi kiiresti kinni panna ja ta muutub sisuliselt varjendiks.
aga noh, jällegi, et siin on ka omad tingimused, et neid aknaid ei tohi siin väga palju olla, et neid saab olla teatud protsent ainult hoone ütleme siis seinapinnast, et ta ei oleks päris selline auklik juust, et noh, muidu see kogu konstruktsioon läheb liiga nõrgaks. Noh, veel pilte siin eelkõige nagu Soome poole pealt, et ühtepidi jah, kõik need võimalused või fantaasiad, mis siis on või mida saab nendesse ruumidesse panna, siis neid on ka ära kasutatud, et see on oluline asi, aga ilmselt see praktika järjest meil tuleb ka siin Eestis, kui neid hakatakse tegema. Nii, kas varjend-IT kohta on küsimus, siis ma liigun varjumiskohtade juurde edasi. Siin on etteruttavalt esitatud juba varjumiskohtade küsimusi, nii et kuulame su ettekande ära. Nii, jällegi alustan sellest, et kas neid on võimalik teha, eriti veel haridusasutustest, kuhu, kuidas, mismoodi, milliseid, et jällegi avalikud allikad netist on päris palju leida, kas või neid Ukraina lahendusi, mis seal siis tehtud on, need on ilusaid ja koledaid, noh, neid koledaid ei ole mõtet panna, neid on nagu ilmselt seal väga palju ja suures enamuses, aga just vastupidi panin, et kus on nagu reaalselt juba midagi tehtud, et sisuliselt ongi ära kasutatud maksimaalselt palju selliseid ruumi, hooneid, mis siis on kas allpool maapinda või esimesel korrusel ja kus on nagu võimalikult vähe aknaid, et siin ka te pigem näete mingeid selliseid kohti, eks. Aga et millele siis need varjumiskohad üldiselt nagu vastama peavad või mis on need nõuded, et kui hakata varjumiskohta üldse nagu kaardistama või vaatama, et mida siis peaks seal jälgima ka. Nagu ma alguses ütlesin ka, et mille vastu me seda varjumiskohta teeme, on siis see potentsiaalne plahvatus või kineetiline energia ja et seda siis nagu pidurdada või takistada, siis ongi üks põhielemente on see, et siis inimeste ümber oleks siis need tugevad piirdekonstruktsioonid ja jällegi, et mis see tugev on, siis sisuliselt meil nagu otseselt nagu numbriliselt nõudeid, kui selliseid ei ole. Aga jällegi, et see põhimõte ikkagi lähtub sellest, et mida paksemad või tugevamast materjalist need on, siis seda suurem tõenäosus on, et need ei lähe katki või sealt ei lenda midagi läbi. Et noh, sisuliselt, kui sa ei näe seinast läbi, see ei tähenda, et ta on tugev, ehk siis, et kui sul on seal plekk, vill ja siis on küprok ja siis on puitkarkass, noh siis see võib paks sein olla küll, sa läbi ei näe sealt, aga sealt lendavad igasugused asjad läbi, eks ju. Kui see on ikkagi juba kivi või siis mingi betoon või jällegi mingisugused liimpuitlahendused, noh siis see juba hakkame rääkima millestki, ehk siis, et sisuliselt ka sellel tugevusel on oma sellised ekvivalendid, soovitus on, et ta minimaalselt võiks olla võrdväärne 20 sentimeetrit raudbetooni või muu ekvivalent, eks ju. Aga jällegi, et kuna nõuded ei ole, siis see laias laastus jääb sellise nagu ikkagi kohapeal hindamise küsimus. Ja see, et see tugev piirdekonstruktsioon, et see oleks nagu maksimaalselt ikkagi inimese ümber, tähendabki seda, et kui seal konstruktsioonis on ka augud ehk siis läbiviigud, on need siis uksed, aknad, luugid, mingisuguste tehnosüsteemide läbiviigud, siis ka nendele tuleb tähelepanu pöörata. Üldloogika on see, et kui need on samaväärsed seina tugevusega, siis see on kõige parem lahendus. Aga jällegi, et kui seal need üksikud augud või asjad on nagu natuke nõrgemad, siis on, eks ju, sinna lähedale lihtsalt ei tasu jääda. Või vastupidi, et rahuajal las nad siis olla seal, aga et kui neid saab siis ohuajaks nagu kinni katta või teha, et siis see on ka okei lahendus. Et need on niisugused lihtsalt hästi kõige lihtsam lähenemine. Pärast paar pilti näitan ka. Nüüd teine selline põhikomponent, mis on see, et kui need hoonetes need valikud on siis kas allpool maapinda või sellised kinnised ruumid, siis kui te rahuajal käite nendes suurtes ruumides, siis tegelikult kas seal on ventilatsioon töötab või töötada, tegelikult ei saa aru sealt väga hästi. Kui te panete väga palju inimesi kitsale alale või väiksele alale, siis päris kiiresti hakkab hapniku tase langema, temperatuur tõuseb, õhuniiskus tõuseb, ehk siis, et inimesed lihtsalt hingavad selle hapniku ära ja kõik, mis hingamisel kaasneb, eks ju, see on seal.
ja noh, hästi üldised sellised rusikareeglid on see, et kui sul ikkagi täiesti siukse ilma ventilatsioonita kinnises ruumis, õhutihedas ruumis paned inimesi täis, no vähemalt üks inimene 0,75 ruudule, siis laias laastus on siuksed, noh, ma ei tea, kõrgusega 2,5 meetrit, eks ju, siis laias laastus on 2 tundi see aeg, kus peale selle hakkavad reaalsed probleemid tekkima, siis lihtsalt hapniku tase läheb nii palju alla ja siis noh, siis ei ole enam kasu, et kui sul inimesed pikali kukuvad varjumiskohas. Ehk siis, et värske õhk on äärmiselt oluline. See, et kuidas nüüd seda tagada, et kui on ikkagi palju inimesi, suured ruumid, no siis on mõistlik teha sinna sundventilatsioon. Vastasel juhul, kui on nagu hästi suured ruumid ja vähe inimesi, noh siis ka loomulik ventilatsioon on üks potentsiaalseid lahendusi. Aga noh, see on jällegi niisugused soovituslikud rusikareeglid, üks inimene 5 ruutmeetrile, et noh, alates sellest oleks justkui noh, ütleme loomulik, aga kõik, kus on rohkem inimesi, võiks olla sund. Nüüd, kui me räägime sundventilatsioonist, siis sellega kaasneb alati see asi, et kuna seal on mootorid, ventilaatorid, mis töötavad elektriga, siis kuidas tagada, et need päriselt ka töötavad, kui näiteks elektrit ei ole. Ehk siis noh, rahuajal see on nagu kõik okei, pole probleemi, ei pea midagi eraldi tegema. Nüüd, kui meil on mingisugune niisugune tõsisem kriisiaeg, siis elekter on üks nendest kõige suurema tõenäosusega elementidest, mis kas tihti ära käib, suures ulatuses ära käib, suurele alale ära käib, kaob ära. Ehk siis, et see on üks hästi oluline element, millele tuleb siis mõelda. Ja jällegi siin selle tõttu ongi, et kas hoonetel on endal alternatiivsed elektri tootmise lahendused olemas, mis siis selle mure teatud mõttes ära lahendavad või näiteks need varjendi lahendused on see, kus neid ventilaatoreid saab puhtfüüsiliselt käsitsi ringi ajada, ehk siis, et õhku saab ikkagi sisse, aga ilma elektrita, lihtsalt peab ise füüsilist jõudu kasutama. Nüüd mitu väljapääsu, ehk siis üks on eelkõige vähemalt, üks on peamine sisse-väljapääs, aga jällegi, et kui sellega midagi peaks juhtuma, samal ajal on näiteks mitmeid sündmusi kuskil teil asulas, piirkonnas, päästjad on juba hõivatud, aga teil on ka seal, ma ei tea, läheduses või midagi põleb, ajab suitsu sinna sisse ja nii edasi, et teil oleks vaja kiiresti välja saada, siis sellest varjumiskohast, siis selle tõttu ongi see, et juba ette peaks mõtlema, et kuskilt mujalt ka saaks välja kui ainult sellest ühest sissepääsust ja need muud väljapääsud võivad olla teised uksed, teised mingid luugid kuskilt seintes, mingid aknad, mis on väljastpoolt kinni pandud näiteks, aga jällegi, et kui teil on kas või ruumides sees, ma ei tea, labidas, kirka, mingisugused asjad, te lõhute selle seestpoolt akna ära, tõmbate need väljast pandud liivakotid katki ja te saate vähemalt välja, et selles mõttes ka hästi siuksed lihtsad lahendused. Oluline jah see, et seal ei oleks kuskil põlvini vett või see, et on paksult mööblit täis, et inimesed ei mahu, ehk siis jällegi vaade, et inimesed nagu ära mahuks sinna, et oleks kuivad ruumid seal, visuaalses mõttes ka, kui nad on puhtad ja ilusad, siis psühholoogiliselt on parem olla seal. Ja siis, kui inimesi on palju koos, siis ikkagi ka on ilmselgelt vaja tualetis käia, et ka nendele tuleb mõelda aga me ei räägi siin nagu WC-dest, et need võivad olla seal, aga sellistel puhkudel, kui on ikkagi, ütleme nii, et see varjuda vaja, siis ajab ära ka väga lihtsad lahendused, kas või need kuivkäimlad, näitan pärast piltidega. Ehk siis, et need varjumiskohad ei ole mõeldud nagu väga pikaks ajaks ja selle tõttu me ei eelda ka sinna mingisugust mingit tohutut veevarusid või toiduvarusid. Need on pigem sellised tõesti lühiajalised asjad, aga kui te vaatate neid põhinõudeid või soovitusi, mida siis tuleks jälgida, siis tegelikult neid ei ole palju. Need on, ma arvan, enamuses hoonetes mingilgi määral kuidagigi nagu leitavad, lahendatavad, eks ju, et need on need baasasjad, aga jällegi, et sa võib-olla saadki siis kõigi ebamugavustega ruumi, aga jällegi küsimus, et kui sa siin jääd ellu või siis on väiksem tõenäosus vigastada saada versus see, et sa ei tee midagi, siis need on need lihtsalt kaalutlemiskohad. Nüüd jällegi see, et kui me räägime seda, et mis seal võiks olla selles varjumiskohas, siis seal muidugi võiks olla tunduvalt rohkem paremaid, ilusamaid ja nii edasi, et küsimus tegelikult ei olegi ilus ja mugavuses otseselt, aga jällegi, et kui on võimalik teha ja see sõltub nüüd tõesti
hoonest, hoone ehituslikest tingimustest, tahtest, rahakotist ja nii edasi. Aga jällegi need muud asjad ka, tõesti see, et sul oleks valguse jaoks on jälle elektrit vaja, eks ju, et sul mingid asjad töötaks, et sa saaks telefoni laadida, on elektrit vaja. Et kuidas neid saab, kuidas neid tagada, et sul oleks seal mõistlik temperatuur, ei väga külm, väga kuum, eks ju. See, et kui peaks väljas olema, siis kas üks asi on õhusaaste, mingisugune rünnakust tulenev või tõesti see, et väljas midagi põleb, eks ju, autod põlevad hoone ümber. Et siis see õhuteema, sest kui sa oled seal ruumis ja välisõhku lihtsalt tõmmatakse sisse, aga see on nagu saastunud või mitte hingamiskõlblik, vaata siis jällegi see muudab kogu ruumi nagu võib muuta täiesti kasutuskõlbmatuks. Istumiskohad, ma ei tea, siis kes tahab võib-olla pikali visata, mingid siuksed asjad. Jällegi, kui on sellised ruumid, hooned, kus on laed näiteks siis paneelidest, et ei ole nagu valatud lagi, vaid on paneelid, siis paneelidel on lihtsalt see võib-olla see osa, et kuna üldjuhul nad on õõnespaneelid ja kui seda teatud paneeli mingist kohast nagu survestada, siis need paneelid võivad mingi koha pealt nagu järgi anda lihtsamalt, kui on nagu sihuke monoliitlagi, toestuslahendused, eks ju. Ja siis erinevaid kõiki muid asju, mis siin tegelikult on, ma ei tea, meditsiinivahendid, märgistused, et need ruumid nii seest kui ka ligipääsetavuse osa oleks märgistatud. See, et võib-olla sealt kuskilt ruumide juurest või lähedalt saaks sulgeda mingisugust ma ei tea, küttesüsteeme, vett, näiteks kui hoone saab kuskilt ülevalt poolt pihta, siis ju tehnosüsteemid lähevad katki, elekter, vesi, gaas, kanalisatsioon, et saaks alt peakraanid kinni panna, et see kahju oleks nagu edasi, mitte nii dünaamiline enam. See, et materjalide kasutus, eks ju, et kui nad on sellised ruumid, et seal, ma ei tea, vaibad on küll ilusad, aga kui ta on pigem keldrikorrus, siis tihti need võtavad niiskust sisse, lähevad mustaks, sinna komistatakse, ja nii edasi. See, et miks soovitatakse, et seinad, need isegi see krohvimine, et krohvid küll on ilus, aga et kui näiteks mingisugused plahvatused peaks väljaspool hoonet olema, siis kõik, mis nagu ei ole tugevalt kinni seina küljes või laes, need üldjuhul kipuvad sealt ära kukkuma ja selle tõttu ongi see, et ainuüksi, ma ei tea, kui palju krohvi alla kukub, tekib tolmu sinna sisse, kui kapid kukuvad alla või sul lagi kukub alla, siis see võib inimesi vigastada, et mingeid selliseid asju peaks nagu jälgima, eks ju. Sa oled Märikule. Kas keegi küsis midagi? Okei, jällegi prügimajandus, mingid jällegi, et sihukest nagu puhtust või hügieeni osa hoida, jah, eraldi laste, kui väiksemad lapsed, nendega tegeluse teemad, et sul oleks mingid informatsioonid olemas, tänapäeval eriti oluline, et oleks side peaks tagatud olema, et inimestel on telefonid, tahavadki suhelda ja nii edasi. Ja jällegi, et kui on palju rahvast ikkagi varjendites, et siis seal tuleks nagu nende korraldajate vahel ka need rollid ära jagada, et siis kes mille eest nagu hea seisab või vastutab või korraldab, et siis selle võrra on lihtsam nagu neid asju seal ajada. Näitan puhtalt selline, eelmisel aastal õnnestus päästeametnikega käia Ukrainas, käisime Kiievis, käisime ühes koolis, näitan neid pilte lihtsalt praegust, et see on puhtalt ühe kooli näide ja mis seal siis näiteks tehtud on, et jällegi väljast olid liivakottidega need aknad ära kaetud, mis ongi rahuajal on valguse allikas, aga siin olid ära kaetud ja sellel koolil konkreetselt oligi üks situatsioon ka, kus Shahedi droon lendas kooli sisse, aga ta õnneks ei plahvatanud, et selle võrra olid väiksemad kahjustused sellega, aga nendel oli reaalselt oma kogemus olemas ka. Ja siis endisesse lasketiiru oli tehtud siis varjumiskoht, aga kuna seal on kohustus, et see peab olema nagu avalik varjumiskoht, siis isegi kui lapsi koolis ei ole ja on õhuhäire, et siis peab ka näiteks õhtuti või öösiti uksed lahti olema seal, et siis seal olid ka ilusti kohe ära, ütleme,
märgistatud, ka mõeldud selle peale, et kui kiiremad saavad sisse, aga ma ei tea, aeglasemad, näiteks ratastooliga inimesed tulevad hiljem, siis on isegi niisugused kellad olid pandud väljapoole, et saab märku anda, et keegi alt nagu vastu tuleks, appi tuleks ja noh, see, et kellel on ikkagi, ma ei tea, nägemisraskused, liikumisraskused, et siis see ongi nagu teiste abi ka ja teatud abivahendid, noh, see on korraldatud. Noh, siin on näiteks trepi peal ka siis ratastooli jaoks sellised kaldteed tehtud, aga üldjuhul, et see ei takistaks nagu evakueerumust või sisseminemist enamusel massil, siis nad on nagu eest ära tõstetud, et aga kui vaja, siis saab kasutada. Ja siin selles, ütleme, pearuumis, need ruume tegelikult on mitmeid siin, noh, ongi üldjuhul niisugused istumisalad, koolil on eraldi klasside kaupa sildid pandud, kellel kus kohad on, et oleks niisugune koordineeritud, noh, lihtsalt viisakaks tehtud, põrand siledaks, seinad ära värvitud, valgustus, seintel on need pistikupesad, et saaks telefone laadida, ühes otsas on selline noh, ütleme tegelusala, kus on väiksematele lastele võib-olla või need, kel huvi on, ma ei tea, legoklotsid ja mänguklotsid ja mingi selline ala ja siis teises otsas oli suurem telekas, kus nad said siis küll, ma ei tea, filme, multikeid näidata või siis ka mingisugust infot jagada, mingi selline asi. Ja noh, teisi ruume ka veel seal, aga jah, seinte peal üldjuhul niisugused põhimõtted või lihtsalt käsud, reeglid, kuidas, mida teha, kes kus, siis jällegi WC, seal olid küll WC-d, aga olid ka kuivkäimlalahendused, vesi eraldi olemas, noh jah, said lapsed wifi't kasutada ja siis igasugused muid ruume oli ka nagu ära kasutatud ja isegi mingitest endistest vanni, ütleme duširuumidest, sinna oli pandud lauad sisse, et kui kellelgi jääb tunni ajal noh, mingisugune näiteks kontrolltöö või ma ei tea, eksamid seal pooleli, et siis tulevad alla keldrisse, teevad lõpuni ära seal, et noh, õppetööd küll suurt ei toimunud, aga just noh, nendel, kellel on nagu vaja, et siis isegi sellised kohad olid olemas. Ventilatsiooniteemad, nagu enne rääkisin ka, ja seal olid isegi nagu igale klassile sellised toidukarbid, et noh, mingid küpsised ja nipet-näpet olid seal sees, et kellel ka nagu psühholoogiliselt kuidagi keerulisem oli, et siis või noh, üleüldse natuke magusat, et noh, oli nagu mõeldud selliste asjade peale ka. Nii, soovitusi veel, et kui te endal, ütleme siis kooliperega või ütleme siis haridusasutustes üleüldiselt hakata neid mõtteid nagu mõtisklema, et siis võib-olla soovitan alustada nendest asjadest, et üks asi, et milline hoone teil on, kes teil need kasutajad on ja see, et kas te saate või tahate teha mingisugust kiiret, lihtsat lahendust koolimajas või on teil see, et te juba mõtlete seda, et okei, praegust nagu sellesse kiiresse asja ei tee, sest see on nagu poolik lahendus, aga et kui me saaks 3 või 4 aasta pärast mingisuguse korraliku asja teha, et siis me panustame niisuguse korraliku lahenduse peale. Noh, see on nagu üks selline kindlasti diskussiooni koht. Noh, teine, ma arvan, mis võiks olla, mis enda jaoks oleks vaja arusaadavaks teha, on siis see, et kas need kohad, kui seda hoonet vaadata ja mõelda hoone kasutajate peale, et kas need kohad on siis selliste nagu rahuaja või ka selliste kiirete varjumiste jaoks, ehk siis näiteks, kas me räägime siin praegust nende uittroonidest, eks ju, et lihtsalt keset päeva jällegi tuleb sõnum, et kuskil midagi uitab, et kas selle jaoks on need või on siis juba niisuguse tõsisema konflikti jaoks tehakse need varjendid, varjumiskohad ja siin nende omavaheline sümbioos, et noh, näiteks need varjendid tegelikult on siis või ehitatakse üles üldiselt sellised, et nendel rahuajal on mingi muu kasutus, ehk siis, et nagu te enne piltidelt ka nägite, et seal ongi seda mingisugust, ma ei tea, tööõpetusklass, pinke täis, ehk siis puhtfüüsiliselt ei mahu nii palju inimesi, kui justkui on planeeritud, aga see ongi selle mõttega, et vähemalt 3 ööpäeva enne oleks siis aega, et kui näiteks Vabariigi Valitsus võtab selle otsuse vastu, et nüüd on vaja avada kõik varjendid ja varjumiskohad, siis ta annabki niinimetatud 3 ööpäeva aega need ruumid tühjaks teha, varjendid valmis seada ja siis nad on lõplikult valmis. Aga jällegi, et
rahu ajal ilmselgelt nad on kordades nagu kindlamad kohad, kus olla, kui siis lihtsalt tavaklassis, et te peate nagu selle kombinatsiooniga siis läbi mõtlema, et võib-olla ei saa sellesse, kui varjend on näiteks tehtud klassiks, et siis sinna mahub võib-olla 40 inimest sisse lihtsalt istuma, aga siis, kui ta nagu ütleme lõpuni ette valmistatud 3 päeva jooksul, et siis mahuks 80 inimest, aga jällegi, et need asjad tuleb nagu siis läbi mõelda. Jällegi, et kes siis seda hoonet kasutavad, on need tõesti suured, väiksed, ka töötajate poole pealt, et kes need siis on, eks ju, et kas nad saavad ise liikuda, kuidas neid koordineerima peab, millised on seal liikumisteed, ja nii edasi, eks. Ja jällegi, et kui te vaatate oma olemasolevat hoonet, et siis üldine soovitus on see, et need varjumiskohad võiksid olla ikkagi hoone osana selles samas hoones sees, et ei peaks minema kuskile välja, aga siin on ka nagu lihtsalt jällegi neti kaudu erinevaid selliseid pilte ka, et tegelikult need ka lahendused võivad olla ka hoonevälised, nad ei saa kuskil kaugel olla, üldjuhul on see maksimum kuni paarsada meetrit sellest üldhoonest, kus inimesed on, aga neid lahendusi ka on. Siin on lihtsalt pilt, et jällegi need varjendid võivad olla erinevad ka visuaalselt, need ei pea olema niisugused koledad betoonkärakad, nad võivad olla välimuselt samasugused nagu muud asjad, eks ju. Nad võivad olla hoonest eraldi, aga maa all, nad võivad olla hoonest eraldi maa peal, kas siis täiesti lihtsalt nagu konstruktsioonina või on seal veel omakorda, ma ei tea, mingisugune muld peal on, talvel on võib-olla suusamägi või kelgumägi, eks ju, tegelikult saab sinna sisse minna. Siin on veel isegi lasteaia mingisugused siuksed kiirlahendused, see on küll Iisraelist üks näide, nendel on ka ohud võib-olla siuksed natuke teistsugused. Või siis täiesti siuksed tavalised robustsed lahendused, et ma tean, siin Tallinna linn planeerib taolist või sarnast või samasugust asja ka täiesti nagu siia välja panna, et saab näpuga katsuda ja vist erinevate haridusasutustega ka koostööd nagu teha, et mingisugused näidised siia. Ühesõnaga, need võivad olla nagu ka väljaspool hooneid, need lahendused, need võivad olla erinevad, eks, aga üldjuhul on soovitus, et nad võiksid olla hoones sees. Nüüd veel, ehk siis, et kui hakata seda hoonet nagu vaatama selle pilguga, et mida seal teha, kuidas teha, siis esmane soovitus on nendele inimestele siis korra läbi lugeda ka kas või selle Päästeameti soovitused hoonete, keldrite, varjumiskohtade kohandamisel, et need on, ütleme, fookusega küll sellised kortermajad, aga tegelikult on suhteliselt universaalsed soovitused ja seal on jällegi nii neid baasnõudeid kui ka neid lisanõudeid lahti selgitatud, mis need võiks olla, millised need võiks olla ja miks ja milliseid erinevaid lahendusi seal on, et niisugune paarkümmend lehekülge materjali Päästeameti kodulehelt leitav. Ja meil on ka täna on justkui, ütleme, olemas ka sellised hoone hindamise siuksed nagu abimaterjalid või spikrid, et nii digivariandis kui ka väljaprinditavad lahendused, et need on ka, ütleme sealt leitavad, et siuksed abistavaks, aga need on eelkõige selliseks nagu baastingimuste jaoks. Et kui tahta nagu rohkem asju läbi mõelda, siis tulebki juurde mõelda, aga mingisugused abimaterjalid on. Jällegi, et kui hooned, eriti veel sellised haridusasutused, kus on oma nõuded selleks, et ja veel eriti nendes hoonetes, kus siis peab olema näiteks hästi palju pinda, kus tuleb loomulikku valgust sisse, see tähendab seda, et seal on palju aknaid, ütleme selliseid kohti, mis ühtepidi on jällegi nagu kaitse mõistes keeruline neid kuidagi katta, et siis ka neid lahendusi on olemas, et kui teil täna ongi need aknad ja see on nagu väga okei, et need on aknad, siis ja te ei taha nagu ehitada midagi ümber, siis jällegi potentsiaalseid lahendusi. Et nagu ma ütlesin ka, et see tugineb sellele loogikale, et mis asi kineetilist energiat kinni võtab, siis kas või on need siis sellised betoonist niinimetatud legoklotsid,
mis siis saab üksteise otsa, üksteise külge tõsta, väga palju erinevaid kombinatsioone, mida kõike teha saab. Need toodetakse Eestis ka, ei ole väga kallid asjad ka, põhimõtteliselt tuleb veoauto koos mingisuguse tõstukiga või kraanaga tõstetakse hops, tehakse mingid müürid ette, ehk siis, et kui teil muidu justkui saaks hoonet kasutada, aga seal on teatud osas ainult näiteks suured aknad, siis esimesel korrusel või niisugusel poolmaa-alusel korrusel, see on nagu üks potentsiaalne lahendus, näiteks on see betoon või on sarnased asjad, on need ütleme siis sellised kivikorvid või liivakorvid, need on ka erineva suurusega, pikkusega, laiusega, pannakse lihtsalt kruusaliiva sisse sinna, samamoodi saab neid üksteise otsa tõsta, tekitada mingisuguse müüri otsa. Või siis hästi lihtsad lahendused, niisuguseks küll, see nagu lõpuni ei ole nagu lõplik korralik kaitse, aga midagigi on näiteks akende siis turvakiledega ületegemine. Ehk siis, et kui see üks põhiprobleemi on see, et need aknad on nõrgad kohad, just klaasid, et need selle ülerõhuga lendavad kildudeks ja need killud on need, mis inimestele viga teevad. Siis see turvakile on see, et ta seda akent nagu lõpuni ei kaitse, aga vähemalt ta kleebib need killud niimoodi kinni, et need killud ei tee inimestele haiget, vaid see on ka nagu üks variant, eks, seda turvalisuse taset tõsta. Siis erinevaid asju, näiteks jällegi, see ei ole mitte küll hea näide, näiteks siin üleval, kus on need aknad liivakottidega kokku pandud, et see on üks näide lihtsalt loovusest, et kui on isegi aknad kõrgel, eks ju, et kuidas siis neid asju nagu teha, et lihtsalt see mingi koha peal on ka niisugust inseneri mõtlemist, aga mingi koha peal fantaasiat ka vaja, eks. Et neid soovitusi siis, kuidas näiteks paigutada neid liivakotte, on olemas ka jällegi Päästeameti kodulehelt leitav. Tallinna Tehnikaülikooli poolt tehtud siis selline uuring, soovitus ja see keskendub nii siis akende, ütleme kindlustamisele kui ka siis laetoestusele, et millisest materjalist, millise sammuga, kuidas neid panna ja jällegi, et hästi niisuguste lihtsate lahendustega kasutatav, et põhimõtteliselt ka näiteks iga inimene, ütleme suurem täiskasvanud peaks käsitööriistadega saama tehtud selle. Või siis on see, et näiteks akendele niisugused lihtsad ja kiired lahendused on see, et kui on näiteks kas või, siin on jällegi seesama, et kas või see drooni oht, eks ju, teil on mingid ruumid, kus on justkui sellised väiksemad aknad olemas, aga drooni oht on, et te ei hakka ju neid liivakotte siis täitma alles. Aga jällegi, et kui on niisugused luugilahendused, lükati luugi kinni, teema maas, eks ju, et on jällegi mingi kindlus nagu olemas. Aga ma küsin siia vahele, Leho, et need luugikindlused, mis nõuetele see luuk peab vastu, mis nõuetele ta siis vastama peab? Mida me peaksime arvestama? Siin on see sama teema, et ma küll ei pannud seda tabelit selles, ütleme siis, kus see materjal on, selles materjalis tegelikult on ka need ekvivalendid nagu välja toodud, et põhimõtteliselt näiteks 20 sentimeetrit raudbetooni on umbes tugevuselt samaväärne kui 3 sentimeetrit siis terasplaati või 60 sentimeetrit pressitud pinnast, et seal võid nagu erinevatesse materjalidesse selle ümber panna, et lihtsalt et see kild nagu läbi ei lenda või see lööklaine nagu pidurdub seal, et need tegelikult on erinevaid ja eks lõppkokkuvõttes on see, et te peate siis mingisuguse tellija või inseneriga neid asju läbi arutama, aga laias laastus on jah, sihuke paar sentimeetrit ütleme siis teraslehte on see siis, mis on sihuke varjumiskoha vaates nagu isegi okei lahendus. Ja isegi neid uksi toodetakse Eestis, näiteks on ka plahvatuskindlad uksed ja seal on ka isegi klaasidega, kust valgus tuleb läbi, seal on niisugused, ütleme, niinimetatud kuulikindlad klaasid ees, nad küll maksavad võib-olla, ma ei tea, paar tuhat euri per uks, aga sisuliselt ka selliseid viisakaid lahendusi, et need ei pea olema varjumiskohas, eriti mis ei ole varjend, eks ju, et siis ei pea olema niisugused hästi robustsed lahendused, aga tänapäeval on igast asju juba olemas. Siis veel neid mõtteid, ehk siis jällegi see elektrigeneraator,
see on, ütleme niimoodi, et päris palju ju nendest räägitakse, eriti ju veel ka korterelamute puhul, aga jällegi, et meil üks asi on see varjumisega seotud ja selline sõjaline või rünnaku pool, aga eks neid asju nagu võib juhtuda ka rahuajal, et lihtsalt mingis piirkonnas jälle alajaam annab otsad ja elektriringliiklust nii väga teha ei saa, et on mingi aeg jälle asjad või hooned pimedad. Et see on üks selline soovitus, mis vähemalt ei lase teil, ma ei tea, koolihoonel ära külmuda või on mingisugused ruumid on teil valged või midagi sellist, eks. Ventilatsiooni teema, siin on lihtsalt üks pilt sellest niinimetatud varjendi ventilaatorist, et ta üldjuhul töötabki selliselt, et õhk tuleb, et siin on see ülerõhuklapp, ehk siis, et kui väljastpoolt toimub plahvatus, et siis ta ei löö seda seadet sulle tuppa sinna, vaid see klapp läheb kinni, eks ju, et üks asi on see ülerõhuklapp, siis õhk tuleb sisse, võib-olla on tolmufilter ainult ees läbi ventilaatori ja kui tavapärane ventilatsioon. Ja kui peaks olema see oht, et väljas on siis mingi õhusaaste, siis saab hästi kiiresti selle filtri vahele panna, mis on siis erinevate saasteainete vastu filtreerib selle õhupuhtaks. Siis siin on üks pilt veel muidugi Soome nagu varjendi varustuse kastist, seal on kohe eraldi siuksed kastid, pisiasju täis, aga see ei ole mõte nagu detaile vaadata, vaid mõte lihtsalt, et igas siis varjumiskohas tulekski läbi mõelda, et mis need vahendid on. Näiteks kui on varu väljapääsud kuskilt läbi selliste akende asjade, et siis peakski olema seal võib-olla mingid, ma ei tea, sõrkang ja väike labidas ja nuga ja mis on selleks välja liikumiseks vaja, meditsiinikotti ja mingid siuksed elementaarsed asjad, eks. Siis info, mis siis võib-olla ootus on, et mida siis need varjendi või varjumiskoha kasutajad seal teada võiksid, mis on olulised asjad, eks ju, et meil on siin avalike varjumiskohtade jaoks mingeid erinevaid näidiseid ka juba tehtud ja neid ka avalikes varjumiskohtades on võib-olla näha. Ja siis käimlate teema, eks ju, et see ei pruugigi nii keeruline maailm olla, üldjuhul on see soovitus selline, et arvestusega üks siis käimlakoht 25 inimese kohta, et siis see peaks nagu tagama ära selle suure vajaduse, et ja tihti need siis tehaksegi sellised, kas need on kergvaheseinad või on need siuksed üleüldse mingid, ma ei tea, dušikardinad kuskil laes, eks ju, ja tavaliselt need paigutatakse küll sellistesse kohtadesse, mis on nagu väljatõmbe, ventilatsiooni mõistes väljatõmbealad, et lihtsalt seda võib-olla haisuteemat nagu vähendada seal ja nii edasi. Ja siis, kui te, ma ei tea, hooneid nagu tervikuna vaatate, siis ka võib-olla soovitus sellist suurt pilti, et mitte, et kohe ärge minge esimesse keldrisse, vaid võtke omal mingid need skeemid ja joonised välja ja mõelge korra läbi, et kas te tahate sellist lahendust, kus teil on ainult üks koht kuskil keset hoonet, kus siis erinevatest, ma ei tea, tiibadest või erinevatest hoonetest jooksevad kõik kokku ühte kohta. Või on teil see variant parem, et teil on nagu erinevates hoonekohtades need erinevad varjumiskohad, et varjumiskoht ei pea olema üks koht või üks ruum, vaid neid võibki olla mitu, see võib olla ühes ruumis, see võib olla mitmes ruumis, ja nii edasi. Et siis sama teema, et kuidas need inimesed siis ühe korraga sinna liiguvad, liikumisteekonnad, eks ju, ka jällegi, mida rohkem need hajutatud on, siis seda nagu mõnes mõttes turvalisem, eks ju, et ei pane kõiki munasid ühte korvi. Ja siis te saate juba vaadata ka, et võib-olla tõesti teil ongi mingisugused sellised ruumid, kus te saate mingisuguseid keskosasid nagu ära kasutada, olgugi, et kas või need on koridorid ja asjad, rahuajal, kui me räägime nendest uitdroonidest, siis see võib-olla ongi okei, et ei olegi mingeid väga suuri spetsiaalseid asju, vaid te pigem olete näiteks, kus teil on vähemalt paar seina siin vahel, eks ju, ja nii, et te ise nagu aknaid ei näe mingites sellistes kohtades, sest see oht on olemas, aga see tõenäosus selle võrra on väiksem, et teda ei taba, eks ju, ja saabki võib-olla lihtsamate lahendustega nagu ära ajada need asjad, aga need asjad tuleb läbi mõelda enne ja siis kokku leppida inimestega, siis ise teavad, ja jällegi, et nagu ma enne ütlesin ka, et
väga tihti sellised haridusasutused ongi, et nad on küll head, võib-olla isegi tugevad hooned, aga noh, jällegi see valguse teema on see osa, mis on takistuseks, et noh, siia sellistesse kohtadesse näite peal ei ole mõtet liivakotti laduda, sest need on nii suured aknad, et need liivakotid lendavad koos aknaga sinna sisse, eks ju. Aga jällegi võib-olla mingised karmimaks ajaks mingid, nagu ma näitasin ka, mingid siuksed välised noh, katted ette siia või on need betoon või on see mingisugused Esko need kotid ette panna, et noh, need lahendusi tegelikult on erinevaid. Nii, kas varjumiskohtade kohta on küsimusi? Mul jääb varjumisplaani osa ja siis on veel vaba aega ka, et ma üritan selle varjumisplaani kiiremini ära teha. Varjumiskohtade kohta on chatis küsimusi olnud, aga siin Heiki abil on saanud need vastatud. Nii et lähme edasi varjumisplaaniga. Okei, ehk siis, et varjumisplaan hästi laias laastus öeldes, et see on sihuke plaan kui selline on nagu korralduslik dokument, ehk siis, et hoone on hinnatud, need varjumise võimalused on nagu läbi kaalutud ja parimad või kõige mõistlikumad lahendused on kirja pandud. Ja see eesmärk sellel varjumisplaani koostamisel ongi see, et leida hoones hoone kasutajatele kõige mõistlikumad varjumislahendused. Aga see, et see ei jääks kellegi pähe või et igalühel on erinev arvamus või eri arusaam asjadest, siis see tuleks kirja panna, et see ongi see plaan, eks ju. Ja see, et seda plaani nagu kirja panna, siis sellele eelneb siis see hoone hindamine, et millised need võimalused on, kas ta on hoones sees, hoones väljas, siin, seal, eks. Et see on see plaani mõte ja siin see ka, et kui isegi kui ära hinnatakse see hoone ja seal ongi see, et sinna ei saa praegu teha varjumiskohta ja võib-olla isegi on see, et sinna ei saagi teha üldse varjumiskohta ja sinna nagu ei plaanitagi teha varjumiskohta, siis tuleb need, kellel on see kohustus, siis varjumisplaan tuleb ikkagi teha. Ehk siis, et sellisel juhul ta on lihtsalt nagu lühendatud versioon vähema infoga, aga lihtsalt need põhjendused on seal olemas ja see info, et ei ole ja mida siis inimesed teevad või milline on see, peab olema see inimeste teadmine, aga see on ka oluline info, et seal ei ole kohti, sinna ei tule kohti, seal ei saa midagi teha. Ja siis ikkagi, kui inimesel tekib küsimus, mis ma teen, siis need loogikad või see info võiks seal olla. Muidugi lõpuks, kui keegi nagu ei viitsi, ei taha või põhimõtteliselt ei tee, ütleb, et vaadake ise, kus saate. Aga ütleme nii, et laias laastus, isegi kui te panete selle plaani peale, siis juriidiliselt plaan on nagu tehtud, aga jällegi nagu ma ütlen, et ega need mured ei kao kuskile ja teil küsitakse ja te peate vastama ikkagi neid asju. Siis plaani koostamine on hoone omanik, et see on nüüd õigusraamistikus lihtsalt see omanik on siia pandud kui selline see, kellel on see üldvastutus, see ei tähenda seda, et ma ei tea, kui omanik on mingisugune, ma ei tea, mingitel hoonetel kas või investeerimisfirma või mingi, ma ei tea, ministeerium on omanik või mingisugune riigi kinnisvara aktsiaselts, et ta ise peab alati neid tegema, see vastutus on tal, ta võib ise teha, aga ta võib ka seda delegeerida, kuidagi lepingutega jagada, et kes siis selle eest hoolt kannab, kes peab neid asju tegema. Aga ühesõnaga, et see vastutuse pool on nagu hetkel selliselt paika pandud. Ja samamoodi, et kui see on tehtud, et siis see peaks olema ka kinnitatud ja jällegi, et sellel tegemisel üks asi on soovituslik kaasata erinevaid osapooli, eriti need, kes on selle varjumise korraldajad seal sees ja siis mingil hetkel on see nagu kinnitatud ja siis saab infot jagada selle erinevatele osapooltele, aga näitan ka, et mis infot ja kellele. Ja varjumisplaani otseselt ei pea kuskile üles panema, kuskile programmi üles laadima, et see ongi vajalik hoone enda kasutajatele eelkõige, aga kuna Päästeametil on nagu ütleme siis järelevalve tegemise õigus ka, siis kui Päästeamet küsib seda, et siis peab nagu Päästeametiga jagama seda infot ja see varjumisplaan on üks väheseid kohti ka, kus me tegelikult üle Eesti tervikuna saame mingi ülevaate, et kui palju siis neid kohti on tehtud, millised nad on, kas nad on siis avalikud, mitteavalikud
varjendid, varjumiskohad ja kui suured nad on, et see on üks niisuguseid üldandmete osa, eks ju, aga see on eelkõige riiklikult vajalik, aga need detailandmed, need on eelkõige teie enda nagu vaade. Ja see, et kas siis mingi vorm on ka oluline, siis otseselt ei ole vorm oluline, aga on soovitused, mis seal siis võiks olla, millised komponendid, millised osad, et see varjumisplaan võib olla osa, ütleme näiteks kooli mingisugusest kriisiplaanist, see võib olla mingisugusest osa mingitest muudest, ütleme kriisidokumentidest, aga need põhiolemus või põhiandmed võiksid või peaksid olemas. Üldjuhul meil on soovitus, et see näiteks varjumisplaan võiks siis olla laias laastus koosneda 3 osast. Üks on siis üldandmed, siis on see skeemi osa, ehk siis, et niisugune visuaalne pool, et kus kohas need kohad siis on, eks ju, ligipääsud, väljapääsud ja siis korralduslik info läbi siis 3 etapi. Ja see mõte on siis see, et need etapid on see, et kui midagigi siis on juba tehtud hoones, näiteks hoone hinnatud, mingid plaanid ära tehtud, siis rahuaeg on, eks ju, et meil ei peagi liivakotid kuskil veel akende ees olema, siis see on niinimetatud niisugune valmiduse etapp ja me väga loodame, et see kestab igavesti. Eks, et sa võib-olla väliselt ei saa arugi, et see on varjumiskoht, välja arvatud see, et seal ukse peal on silt, eks ju. Aga jällegi, et ka rahuajal võib-olla on vaja vaadata seal, et kas mingisugused seadmed töötaks, kas kuskil riiuli peal ei oleks rotid liivakotti läbi närinud, ja nii edasi, kõik need elemendid, kui on vaja, eks ju, et oleks olemas, oleks korras, oleks inimesed teadlikud, et see on niisugune rahuajaline tegevus, et see üks osa peaks olema siin plaanis. Ja siis, kui asi hakkab hapuks kiskuma, siin on hetkel see, et ongi see Vabariigi Valitsuse otsus, et nüüd tuleb lahti teha ja sellest hetkest on hiljemalt 3 ööpäeva aega kõik need ettevalmistused teha, ruumid puhtaks, ventilatsioonid valmis, eks ju, teadlikkuse tõstmine ja sellest hetkest siis ta on valmisoleku etapis ja siin võib juhtuda igasuguseid asju, eks ju, ja me ei tea, kui pikalt, kui tihti, ja nii edasi. Aga et need erinevates etappides võivad olla erinevad ülesanded ja seda siis tuleks seal kajastada, lihtsalt need tuleks enne läbi mõelda, selle võrra on nende etappide tegemine nagu lihtsam, see on nagu see mõte. Ja kui hooneid on, näiteks üks varjumisplaan puudutab mitut hoonet või on seal mingisugused eriosad näiteks hoonetes või erinevad kasutusotstarbed, siis ka selles ülesehituse vaatest võib teha mingi niisuguse masterplaani ehk siis suurema, üldisema varjumisplaani, mis räägib üldiselt asjadest ära ja siis näiteks kas või igal hoonel seal kompleksis on nagu eraldi oma mingi detailsem plaan, et neid asju saate siis ise vaadata, et kuidas te selle nagu üles ehitate. See on küll hetkel üks selline vanem näidis näiteks nende üldinfode kohta, et jällegi need soovitused, need on tegelikult töös, eraldi ka selle varjumisplaani juhendmaterjal on töös, siin on lihtsalt mingid fragmendid, eks ju, et jällegi mingisugused andmeväljad, mis seal võiks olla nagu märgitud, et oleks lihtsam niisugused üldised korraldused, et kas see hoone jääb siis 100% kasutusse, osa rahvast liigutatakse ära, ja nii edasi. Üldjuhul see varjumisplaan on nagu universaalne kõigi hoonete kohta, selle tõttu ta ei ole nagu haridusasutuse spetsiifiline, aga jällegi, et need üldised asjad siin, et kui palju inimesi mul siin on, kui palju tõenäoliselt konflikti ajal võiks jääda, kui palju on kohti, kui palju mahuks ja nii edasi, et need asjad võiks üldandmetes olla, vastutavad, eks ju, et skeemi osa jällegi, kui see on, saab teha niisuguseid professionaalseid, jumala pärast, see on soovituslik, aga teistpidi, et see skeemi tegemine jällegi kas või, ma ei tea, kortermajades näiteks ei pea olema ülemäära keeruline, lõppkokkuvõttes tee kas või käsitsi joonis või ma ei tea, paintiga mingisugune asi valmis, aga oluline on lihtsalt see, et see lõppkasutaja teaks siis, kus kohas need ruumid on. Neid saaks, ma ei tea, kas või välja printida, panna kuskile stendi peale, kuskile näha, et inimesed teaksid, et siis kus kohas on, kus saab sisse, kust välja, et võivad olla keerulised ka, aga tegelikult see mõte on see, et see miinimum on see, et see kõige lihtsam osa, kõige olulisem tuleks välja siit. Ja siis see korraldusliku info pool, et see on võib-olla see osa, kus kõige rohkem tuleb nüüd just mõelda läbi, et see
mõtlemise ja kokkuleppimiste osa on ilmselt see kõige keerulisem pool siin, aga jällegi, et see on väetis tuleviku jaoks, et kui need asjad läbi teha, kirja panna, siis see võib olla, ma ei tea, aastateks või pikaks ajaks, et neid ilmselt see ei pruugi muutuda väga tihti. Aga jällegi, et siin on soovitus, kuna 3 etappi on, aga igas etapis võiks soovitusena teha selliselt, et on info siis varjumise korraldajatele ja on info varjujatele. Ehk siis, et üldjuhul on ikkagi selliselt, et näiteks haridusasutustes on meil ikkagi nagu töötajad või ütleme õpetajad, töötajad ja ka töötajatest tõenäoliselt on teatud osa, kellel on mingisugune roll sellel varjumisel suurem või väiksem, eks ju. Ja siis on suurem mass on need, kes on niinimetatud varjujad ehk siis õpilased, aga jällegi, et miks on see soovitus just nagu alguses juba nagu eraldi läbi mõelda, et näiteks õpilastel tegelikult ei olegi vaja teada täpselt, et kus kohas mingisugused asjad nagu esialgu asuvad või kuidas midagi korraldatakse. Nendel on vaja teada ainult niisugused kõige olulisemaid asju, kas on olemas, kus on sissepääs, väljapääs, mis on mingisugused käitumisjuhised või reeglid. Aga korraldajatele jälle on vastupidi nagu tunduvalt rohkem infot vaja, et kust ma midagi võtan, kust ma kellegiga lähen, mismoodi, mis kaudu ja nii edasi. Ehk siis, et see on jällegi soovitus, aga lihtsalt, et kui juba alguses nagu sellisel kujul see lahti mõtestada enda jaoks, siis hiljem on tunduvalt lihtsam seda infot ka nagu jagada teatud sihtrühmadele. Kui te kogu selle paki saadate õpilasele, nad lihtsalt ei jaksa seda läbi lugeda ja siis nende jaoks on too much ja seal on sellist infot, mis ei olegi vaja nende jaoks. Või vastupidi, et kui te nagu korraldajatele saadate ainult 2 lauset, siis nendele jääb jällegi olulised asjad jäävad puudu, et mis nendele vaja on. Et sellisel kujul iseenesest võikski need 3 etappi nagu sarnaselt lahti kirjutada. Aga jällegi, et neid lisamaterjale nagu on järjest juurde tulemas, seda kogemust tuleb juurde, et siin on lihtsalt mõned üksikud sellised asjad. Ja mul on ka üks viimane slaid veel, et sisuliselt lõppkokkuvõttes on ikkagi see, et kahjuks me elame sellises situatsioonis, nagu me elame. Meil on sellised ohud, nagu nad on, midagi teha ei ole, kas meeldib või ei meeldi, see on lihtsalt tunde küsimus, eks ju. Aga neid valikuid, mida siis inimesed saavad teha või võiksid teha, neid on ka erinevaid. Ja erinevates situatsioonides, erinevates asukohtades ongi need valikud tihti erinevad. Et siin on lihtsalt üks selline skaala vaade, eks ju, et üks asi on võib-olla mingid kõige paremad asjad, teised on kõige halvemad, aga lõpuks kõikuv valikud, isegi halbade võib-olla valikute vahel vahest tuleb valida. Näiteks, et kui me räägime mingist ohust, kõige ideaalsem on see, et sa oled üldse väljaspool seda ohtu. Aga kui me räägime mingist õhuohust, siis kuhu sa nagu jooksed või ei saa nagu ära minna, siis tuleb ilmselt järgmine asi valida. Väga hea oleks, kui saaks selles kõige tugevamas varjendis olla. Ahah, seda varjendit ei ole või see on kinni või see on hõivatud. Okei, mis järgmine variant on? Siis järgmise klassi varjend. Okei, kui saad minna, jumala pärast mine. Kui ei saa, kui seda ei ole või sinna ei saa või ei jõua, okei, vaatame, mis järgmised variandid on. Siis on varjumiskohad, eks ju, jällegi siin on omad eelistused. Kui ta on nagu kelder, mine sinna, kõige parem. Ei ole, vali esimene korrus, ja nii edasi. Kui seda ka ei ole, eks ju, siis järgmine soovitus on, et isegi kui sa nagu ei ole esimesel korrusel, jääd teisele korrusele või midagi sellist, siis ikkagi ka nendes kohtades sa saad valida ju ruumis sees mingid sellised kohad, et kus siis sul on neid nõrkasid kohtasid võimalikult vähe. Lihtsalt akendest eemale või siis sa paned, ma ei tea, akende ette midagi või tugevdad mingid sugused asjad. Okei, neid ka ei saa teha, siis isegi kui sa oled, ma ei tea, lõpuks 9. korrusel, inimesed ongi erinevad, eks ju, mõni on invaliid, kes ei suudagi, ma ei tea, tunni aega ka sinna alla minna, siis isegi kui ta on 9. korrusel, me ikkagi soovitame, aga tee siis ka midagi, et oleks ohutum. Et õues olles jällegi pole hoonet võtta, jällegi
kõigepealt muidugi soovitus, mine hoonesse, pole võtta, aga otsi sealt siis mingisugust sellist kaitset, aga seal on juba see, et nii kui see SMS tuleb, võib-olla pole mõistlik kohe pikali visata, vaid siis tulebki juba kasutada seda, et sa kuulad ja vaatad, eks ju, et kui sa juba kuuled põrinat või näed mingisugust sähvatust, siis on mõistlik neid asju teha, eks ju. Et ja kõige lõpus on see, et sa lihtsalt ei tee mitte midagi, aga sul, kui läheb õnneks, ei juhtu ka midagi, lihtsalt see tõenäosus jälle on selle võrra suurem, et võib juhtuda. Et seal mingisugune USA siis uuring oli, kus oli välja toodud ka isegi number, et kui sa oled nagu õues väljas lagedal sellise Ukraina situatsiooni puhul versus hoones, et siis õues on see 500 korda suurem tõenäosus nagu viga saada või pihta saada versus see, et sa oled kuskil hoones sees, et seal, ja küll see on niisugune tunnetuslik number, aga laias laastus lõpuks iga inimene peab neid valikuid ise lõpuks tegema, nende vahel valima ja nii on, et meil ei ole alati neid parimaid lahendusi võtta. Meil kõik hooned või enamus hooneid, mis meil Eestis on, circa 700 000 hoonet, mis meil Eestis on, need enamus on ehitatud ju selliselt, et varjumist ei ole seal arvestatud. Ehk siis, et me oleme põhimõtteliselt ground zero ja iga asi, mis me teeme, tegelikult teeb asja paremaks, mitte hullemaks. Ehk siis, et see ongi soovitus, et tehke midagigi, et siis on tõenäosus, et oleks see nagu, ütleme, turvalisemalt. Veel kord, suhelge omavahel ka, suhelge kooliperega, arutage seda, et see ei ole üksikute inimeste mure, rõõm, kui te neid asju lahti räägite, läheb võib-olla isegi lihtsamaks. Selgitage olukorda, miks see teema on laual, miks see taust on, eks ju. Tehke mõttetalguid, kaasake erinevaid osapooli, kas või, ma ei tea, majas seest, te võite ka mingisuguseid õppeaineid või tunde või mingeid siukseid kampaaniaid teha, et lahendusi leida, eks ju. Planeerige eelarveid, töömahtusid, kui reaalselt juba mingisugused mõtted on, siis mõtlengi, et see võib olla pikkade aastate vaade. Ja jällegi, et ärge nagu ülemäära ka, ütleme siis, hulluks minge selle emotsiooniga, vaid jällegi, et kasutage seda loogikat, neid mudeleid, mustreid, säilitage kainet meelt. Et kokkuvõttes, tookord, kui me Ukrainas käisime seal Kiievis, siis mingil hetkel, kui õhuhäired tulid, siis saime sellise pildi, et seda Kiievit rünnatakse, tulid tohutud parved seal, ma ei tea, öö jooksul kokku circa 500-600 Shahedi, 10 rakette, mis sinna lendas, et kui te sellel hetkel nüüd olete seal, siis tegelikult see mõte on see, et nendeks hetkedeks tuleks nagu rahu ajal valmistuda, siis on lihtsam ja et teil oleks mingisugused teadmised, mida teha, kuhu minna, siis on lihtsam. Et ega Ukrainas oli ka, lõpuks sõda tuli, olgugi, et nad ei olnud väga planeerinud, ikkagi elavad, teevad, aga lihtsalt sõja ajal on seda tunduvalt keerulisem veel teha, aga siis, mis sa teed, et elu on vaja elada, eks. Ja kokkuvõttes, et Päästeameti vaates meil on mõned inimesed, kes praegust tegelevad sellega, tahtmine on kõiki aidata, puht füüsiliselt on keeruline jõuda. Täna on ka päästekeskuse nõunikel kalendrid suve lõpuni juba planeeritud, sest ütleme, soovijaid on palju. Teatud infot on Päästeameti olevalmis lehe peal, tuleb juurde sinna, et neid tehakse, neid igasuguseid juhiseid ja abimaterjale ja kindlasti ka eraettevõtted on need, kes juba tänapäeval oskavad aidata. Ja tegemist ei ole autoreklaamiga, vaid see mõte siin sellel asjal sees tervikuna on see, et meil tegelikult see ühiskond võiks olla ikkagi selline inimväärne, et me ühtepidi on ohud küll, aga ega ma tegelikult hea meelega, mulle ka ei meeldiks sellised koolid, mis on ainult betoonist ja maa all ja pimedas, eks ju, et tegelikult tahaks ikkagi sellist tänapäevast keskkonda, aga nagu ka Volvo kunagi oli ise reklaamis ennast, et ta on kõige turvalisem auto, et seal kuskil sees on ikkagi need turvasüsteemid ja inimesed on nagu nõus selle, ütleme, turvalisuse eest maksma ja siis ütleme, nad ostavad selle auto sellepärast, et nad ju ei arva, et nad satuvad õnnetusse, aga kui nad peaks sattuma, et siis süsteemid aitavad neid. Et meil Eestis võiks olla ka samamoodi, et meil on niisugune nähtamatu kiht kuskil, see turvalisuse kiht olemas.
et aga saame oma sihukest rahuaegset elu ikkagi edasi elada. Nii, aga minu poolt on slaidid kõik, et kui on küsimusi ka, siis. Jaa, Hendrik Kagur, sul on käsi püsti. Ja tere, aitäh väga sisuka ja sellise 2 jalga maas sellise koolitusülevaate eest. Et no me saame kõik aru, et sellise terve mõistus ja talupojamõistus siin praeguses segases olukorras on üks parimaid lahendusi. Ja ma ise ka mõtlen praegu näiteks, et vaatan siit aknast välja ja kui näiteks drooniparv lendab, ma saan aru, mida ma teeks ise, eks ole, aga ma pean oma õpetajaid ja õpilasi tegelikult elementaartasandil kurssi viima ja tõepoolest, eks ole, tulebki seda teha ja praegu õpetajad või inimesed on kõik ju erinevad ja kui sellist väga massilist ja lausalist koolitust ja kampaaniat ja ei ole tehtud, siis inimesed käituvad väga erinevalt, mõned väga selgeplaanilised, mõned lähevad lihtsalt närvi ja tõepoolest sain isegi mitu pöördumist, kui olid esimesed need SMS-id öised, et on drooni oht, et siis inimesed olid täiesti endast väljas. Et ma küsingi, et kas mingisugune juhendmaterjal, selline hästi elementaarne on ka olemas, mida saaks nagu lihtsalt esialgu jagada oma töötajatega ja vaadates ka ringi, et näiteks siin samas Ida-Virumaa piirkonnas on, ma lihtsalt tean ka omast käest, et ei hakka ju nimesid siin ütlema, et näiteks mingi lasteaed, kus on suht väike kollektiiv, on väga toredad prouad töötavad seal, aga tegelikult kui küsid neilt, et ka mis su nagu see plaan on, kui on see drooni ohtus, issand, ma küll ei tea, et siin on ka see koolipidajate ja selliste väiksemate allasutuste juhtide teadlikkus väga madal, et kas on olemas, te siin juba saatsitegi mingi plaani, jah, selge, väga hea, aga võib-olla jah, et oleks siis pidajal endal ka meil hea sellist lollikindlat plaani jagada, et aitäh praegu. Mina veel omalt poolt küsin ka seda, et seda varjumist peaks ju tegelikult ka koolipere harjutama. Et kas Päästeamet näeb ka seda kui tulevikus kui kohustusliku koolitusena ja kui tihti seda peaks siis tegema? Ja, et tegelikult näeme küll, aga nagu puht füüsiliselt me ei ole sellesse põhimõtteliselt teemasse veel isegi nagu jõudnud, et need mõtted on olemas, aga me ei ole suutnud nagu sisustada seda temaatikat. Täna ei ole kuskil kirjas kui kohustus, aga tegelikult see loogika on jällegi seal sees olemas, eriti veel ütleme sellise haridusasutuste poole pealt, et kokkuvõttes, kui sa midagi läbi teed ja tekib selline füüsiline mälu, siis see on kõige parem, asi, mis nagu meelde jääb. See, et me saadame neid tohutud dokumente või kirjasid, siis ühest kõrvast sisse, teisest välja, ei viitsi lugeda, ei saa aru ja nii edasi. Kui sa oled mingisuguse asja läbi teinud, keegi veel selgitab ka ja see tundub loogiline, siis see jääb ikkagi nagu pikaks ajaks meelde, et aga jah, me ei ole nagu veel isegi jõudnud sellesse teemasse, et sisuliselt praegu on nagu väga suur aur läinud nende määruste kirjutamise peale, nüüd juhendid ja samm-sammult nagu liigume selles suunas, aga kui vähegi teil ka endal selliseid nagu võimalusi on või tekitab, soovitan kindlasti. Siis on mul veel küsimus, et Haridus-Teadusministeerium on korrastanud koolivõrku ja ehitanud riigigümnaasiumeid ja need on selgelt rahuaja koolid. Et mida teha sellises hoones, kus mitte kuidagi ei saa täita seda 2 seina nõuet ja on palju klaasi ja avatust? Täiesti aru saan ja mure ei ole mitte ainult riigigümnaasiumitega, selliseid hooneid on viimase 20 aasta jooksul ikkagi väga palju ehitatud, et ega ma mõtlengi, et me oleme kokkuvõttes seal nulltasandil ja jällegi, kui mina ei taha öelda, et seal ei saa mitte midagi teha, aga see võib olla niimoodi, et ei saa mitte midagi teha, siis sisuliselt, ma ei teagi, paha küll öelda, aga mul on nagu kurb, et aga nii on lihtsalt, et ega lõpuks on need nagu valikud ja ma arvan, et siin
ei ole nagu Päästeamet see, kes ütleb täpselt, mis seal olema peab. See võib olla see, et täpselt samasuguste hoonete puhul ühele öeldaksegi, et ei saa ja ei tee ja suudetakse ära põhjendada ja inimesed nagu aktsepteerivad, aga teises on see, et õpetajad ütlevad, et mis mõttes ei saa, et aga tehke siis, ma ei tea, betoonist rattaparklad sinna hoovi, tehke midagi juurde või pange visuaalselt interjööriga või välise arhitektuuriga kooskõlas mingisugused luugid, mida saab kiiresti kinni panna ja nii edasi, et olgugi, et see maksab, aga me oleme nõus juurde maksma. Ma ei tea, mis need lõpus on, et lõppkokkuvõttes mõtlen hetkel see on nagu õng, mitte ei ole kala, et see kala peate ikkagi ise püüdma. Ja meil on ka loomulikult avalikud varjumiskohad. Nende avalike varjumiskohtadega võib-olla seda mainin ära, et see on natuke ühiskonnas lappama läinud, just see arusaamine, et need on ju olemas ja siis ongi hästi, et tegelikult see avaliku varjumiskoha mõte on see, et see on üks täiendav lisakiht eelkõige nendele, kes on tiheasustusaladel tänava peal parasjagu just sõja ajal, ehk siis ütleme sellistel ajal, kus Vabariigi Valitsus on reaalselt andnud korralduse juba need lahti teha. See, et me oleme neid ette märgistanud, on juba teadlikult sellepärast, et lihtsalt samamoodi seda lihasmälu tekitada, et kui inimene oma teekonnal rattaga sõites näeb märk, siis talle jääb meelde, eks ju, et kui kunagi vaja läheb, et siis tal on teada see. Aga tegelikult nüüd näiteks nende drooniohtude puhul enamus neid kohtasid ei pruugi üldse lahti ollagi. Ja me ei olegi nagu nendele omanikele, hoone omanikele isegi nõudnud, et peaks lahti olema. Et see tekitab nagu teatud mõttes vale arusaam, et ma ei pea midagi tegema, sest meil ju keegi teeb minu eest ära. Tegelikult see mõte on ikkagi see, et praktiliselt need varjumiskohad peaks olema seal, kus on inimesed hästi lähedal ja see on lisaks veel juurde nagu täiendav selline lisakiht. Nii, Arvi on käe püsti tõstnud. Jah, mina mõtlen siin oma hoone mätta otsast ja lihtsalt siuke küsimus, et saan lahendada asju, aga nüüd ütleme, et kui akendele panna mingid metallsed ühesõnaga turvakardinad, kas see peaks olema seespool või väljaspool, arvestades plahvatusohuga näiteks? Gaasikildude lendamise koha peal. Alustame sellest, et kui me räägime turvakardinast, siis turvakardinad üldjuhul on nagu pättide vastu ja need võivadki olla auke täis, aga pätt ei mahu läbi sealt. Aga turvakardin ei hoia sul ei lööklainet ega mingit kildu kinni, et me peame ikkagi õigetest terminitest rääkima. Aga need luugid, mis on näiteks see luugilahendus, kas nad on mingid liuglahendused või on nad hingedel või on mis iganes asjad seal on, eks ju, et siis neid pannakse nii väljapoole kui sissepoole, et oluline on üks asi see, et see luuk ise on sellise kaitsetasemega, et sealt otseselt läbi ei lenda, aga teine, et see luuk oleks ka kinnitatud nii, et sul ka see aknaraam või akna ümbris sealt koos selle luugiga minema ei lenda. Et kui need, ütleme siis kriteeriumid on täidetud, et siis nad võivad ka seest poolt olla ja jällegi, et me ju saame seda turvalisust tagada olemasolevates hoonetesse ju teatud tasemeni, et kui ikkagi, ma ei tea, Iskanderi rakett lendab sinna pihta, siis ega see luuk ka ei hoia ju seda kinni. Aga me räägime täna nendest tõenäosustest, ma ei tea, et ta kuskile lähedusse lendab või on see lööklaine, midagi sellist, et siis nende jaoks piisavad ka need lahendused, kui ta on seestpoolt nagu pandud. Nii, kas on veel küsimusi? Kellelgi? Mul on üks moderaatorille, kuidas ma nüüd selle käekujutsin tal maha saan? See kohe läheb ära, Arvi. Nii, on veel küsimusi? Tundub, et ei ole. Ma juhin tähelepanu, et siin chatis jagati ka veel materjale, et Leho slaididel näidatud materjale leiate ka kindlasti Päästeameti ja siis olevalmis.ee
veebilehtedelt. Ja kui hetkel rohkem küsimusi ei ole, siis ma väga tänan sind, Leho, et sa tulid ja meile selle õpetliku ettekande tegid. Ja aitäh, Heiki, et sa hoidsid chati vastustel silma peal. Nii et Ja, edu meile kõigile selles vallas siis. just, täpselt. Meil on palju tööd teha ja hakkame peale.